California, et üks see Tõnu on seal. Jah, ei ole lihtsalt nii, et midagi täiesti teistsugust. Говори со мной по-русски, я не понимаю. Enne meid ei olnud mitte midagi. No nii, Tõnu Hiielaid, jah, tervist, anna käppa, palun. Headut aastat sulle ka. Headut aastat ka. Kuule, Tõnu Hiielaid, California on ju, ja siis mina nimetaksin siin nagu New Kid on the Block. Ja võib-olla paljud inimesed üldse ei saa aru, nagu millest mida ma mõtlen ja millest jutt on, aga ma selgitan, on ju, et äge on tegelikult rääkida story, kuidas me üldse kokku saime, miks me täna siin istume. Ja story on siis selline, et kunagi üks neiu kuskil detsembris küsis, kas ma suudaksin tõlkida ühte eestikeelset filmi vene keelde, teha supakaid ja siis ta seletas, mis asi on, mis värk on, et on mingisugune täispikk film ja siis ma mõtlesin, mingisugune kratt hakkab pihta ja siis keegi tuleb välja, siis sina või tema saatis mulle selle teksti, mida oleks vaja tõlkida, siis ma lugesin, et päris okei. Ja nagu alustasime pihta ja siis selles hakkaski niisugune meie suhe või koostöö pihta ja tollal ajal ma üldse ei saanud aru, et mis tüübid üldse teevad mingit filmi, kes nad on, sest tihti Eestis ongi selline asi, et vaata, sa võid ju ma kirjutan mingid albumid või ma teen mingit filmi ja siis kokkuvõttes see lõpptulemus võib olla täiesti jama. Aga see hetk, kui sa nagu räägid, ma teen filmi, siis kõik arvavad, et sa oled mingi tõsine tüüp või teed album, mingi tõsine muusika, mingi Coldplay tuleb välja, aga tuleb välja mingi järjekordne, ütleme, viisakalt jama. Ja siis ma mõtlesingi, et mis tüübidega on nagu tegutsemist ja nagu vaata, alati, kui sa nagu hakkad ehitama suhet, kus on raha vahel või mingisugune rahaline kokkulepe, on ja siis sa hakkad üldse uurima, et kas need tüübid on võimekad, maksma ei ole võimekad. Ja siis meil oli ühine sõber, kelle nimi on Janek Murd. Janek, tervist, kes siis kirjutab seda autorimuusikat. Ja siis ma kirjutan Janekile, me olime nagu koos sõbrad nagu Facebook, ma olen mingi mutual friend või midagi. Ja siis oligi, kuule, ma kirjutan Janek, kuule, siin tead niukest nagu ettevõtted või organisatsioon nagu California, et üks Tõnu on seal. Ja siis teeme ka koos, et ta palus mul neid subtiitreid teha venekeelseid, et on nad usaldusväärsed, mingi raha maksavad või kuidas üldse. Siis ta ütles, ja, seal on mingi rikas tüüp on taga seal ja raha on tohutult palju, et kõik on okei. Ja siis oligi see niisugune esimene mulje, saad aru, et on mingisugune onu, on mingi Tõnu ja siis nad teevad mingid Californiad, kes siis nagu tahavad teha filme. Juba hiljem, kui ma hakkasin uurima, tuli välja, et sinu partner või siis sõber Rain on ju. Jaa. Rain, tema oli siis üks, tuleb välja juba ammu ettevõtte Mobi asutajatest, mis tegi siis pakkus mingisuguseid esimseid teenuseid, kui sa, ma mäletan, helistad ja tellid endale mingi logo või mingi meloodi, midagi sellist. Sealt nad algasid, jah. Sest tegelikult nad käisid kunagi meie koolis esinemas ja rääkimas üldse, mis on ettevõtlus ja nii edasi. Ja mõtled, läks niisugune nagu pikk aeg nagu mööda, et selline nagu, et jälle tuleb mingisugune connection minevikust, et sa tegelikult tunned juba seda inimest ja nii edasi. Ja siis tuligi välja, et California ongi selline organisatsioon on ju, mis on pühendatud sellele, et teha siis filme, eestimaiseid filme on ju. Ja siis tuligi välja, et ma avastasin, et jälle, see filmide tase võib olla täiesti erinev ja siis kui sa saatsid mulle seda filmi, selleks, et ma teeksin neid supakaid, tõlkisin seda filmi vene keelde, siis ma nägin, et kurat, see film on ikka päris hea. Ma mõtlen pigem kõigepealt tehniliselt. Tehniliselt on see väga hästi tehtud ja siis ma mõtlesin, kes need nagu tüübid üldse on, et ma ei ole mingi suur Eesti kino ajaloolane, ma ei tea, aga ma tean mõndasid nagu inimesi, võid nagu lugeda mingid Wikipeediad, see on mingi see režissöör. Siis sa nagu, see on see näitleja, tuleb mingi filmide nimekiri. Kui ma näiteks panen sinu nime või siis Raini nime Wikipeediasse seal, ja otsin mingid connectionid filmidega, siis nagu eriti palju seal nagu neid mingisuguseid filmi asju lisaks teie biograafiale ei ole, aga filmid on ikkagi, tuleb välja, et väga head. Ja võib-olla tahaksin küsida, et kuidas siis Tõnu Hiielaid siis sinu
partner või siis sõber Rain tulidki selleni, et hakata tegema üldse nagu filme. Ja filme mitte niisama, et umbes ostame mingi poolkaader kaamera, läheme teeme mingi filmi, vaid see on ikkagi filmid väga tipptase. Aitäh. Ja. No, et jah, et Rain on siis partner Californias ja tema on siis tehnoloogiaettevõtjana tuntud Eestis täiesti teisest valdkonnast, aga ma arvan, et meil on see tagantjärgi võiks öelda, et võib-olla meil on mõlemal mingisugune kiiks või nagu soov filmidega tegeleda, hingitsenud pikemat aega, juba varasemast ajast. Ja siis on lihtsalt olnud selline protsess, et üks asi viib teiseni ja et ma kuulsin, tegelikult tundsime üksteist ka ülikooli ajal, tõenäoliselt siis umbes samal ajal, kui sina siis Mobist kuulsid või nemad koolis käisid, et natukene enne seda me olime ühes suveprogrammis koos. Aga üks küsimus, mis ma tahtsin küsida, et kui vana sa oled? 39. 30, sest nagu niimoodi ma ei saagi aru, et sa näed nagu suht noorend välja, siis ma mõtlesingi, et hakkasingi mõtlema, mis connection teil võiks oma vahel olla ja siis tema on veel vanem või umbes sama? Sama vana jah, samast vanus. Et me nagu ülikooli ajal kohtusime, siis tema liikus tehnoloogia maailma. Mina tegelesin vahepeal pikalt müügiga ja siis meil oli siis kunagi, ma arvan, 4-5 aastat tagasi siis ma kuulsin, et Rain kirjutab stsenaariumi ja ta tahaks teha siis sellest ühte lugu või ühte filmi teha täispikka. See on film siis, sellest tuli siis Ameerika suvi, Chasing Ponies ja kuna see oli film siis suveprogrammist, kus ma ise olin väga pikalt olnud, siis tundus nagu selline bucket list thing, et teeks ära ja et muidugi filme teha, et kes ei tahaks filme teha. Ja see oli suht selline nagu entuka pealt tehtud üritus, millest siis kõik asi nagu, sealt siis kasvas välja üks sarvik, kratt ja tuleb veel nüüd otsa. Okei, aga see suvi on ju see, üks Ameerika suvi on ju. Vot see on siis nagu see road movie. Vot täpselt ja siis see tuli mis aasta välja? Mingi 2016? Jah, 2016 ma oleks, jah. 2015 siis võib-olla oli see, kui me läksime kuuks ajaks Ameerikasse. Kaasas oli siis Raini skript, kaamera ja et 3 nädalaga peame selle nagu asja purki saama. Et tegid seda USAs nagu päriselt USAs filmis ikkagi? Ja. Okei, võimas. Ja siis Rain oli selle nagu skripti autor? Rain on jah selle nii-öelda stsenarist, režissöör ja siis temalt tuli see idee ja siis meil oli seal selline nagu sõbrad, et seal oli veel nagu inimesed, kokku oli umbes siis koos näitlejatega meid 10, kes nagu sellele ekspeditsioonile läksid ja seal oli ka ainukesed reeglid, et meil on stsenaarium, me tahame teha täispikka filmi, meil on selleks 3 nädalat, me ei olnud keegi sellest seltskonnast varem nagu võtteplatsilgi vist käinud, et ja siis oli 2 professionaalset näitlejat, ja oli veel, seal oli siis 4 näitlejat ja 6 inimest võttemeeskonnas ja siis selle seltskonnaga nagu hakkasime seda elevanti sööma, et kui ma mäletan õigesti, siis oligi vist nii, et esimene võttepäev oli vist kõigile nagu esimest korda olla võtteplatsil. Okei, ja praegu siis sellest ajast nagu möödus siis juba mingi 5 aastat umbes või 5-6 aastat. Ja siis kuidas üldse enesetunne nagu sinul, kui sina ju praegu ennast positsioneerid ja sa oledki tegelikult filmi produtsent on ju. Ja kuidas, ütleme, kui palju kogemus juurde on praegu tulnud, et kui sujuvalt nüüd see filmiprotsess sul läheb? Võrreldes sellega, kui sa alustasid. See on huvitav küsimus selles mõttes, et ega nagu umbes seda võiks võib-olla selgitada niimoodi, et kui sa ei tea, mida sa ei tea, siis on nagu mõnes mõttes lihtsam asju teha või sa oled nagu arrogantne, mida rohkem kogemusi saad, seda rohkem sa saad teada, mida sa ei tea ja sa saad aru, mida sa ei tea. Ja samas meie loogika on alati olnud see, et lihtsalt peale lennata ja alati põhiline, et sa õpid omaenda vigadest. Nii et siis kõik on nagu õppimiseks mõeldud kogemused ja ma arvan, kui me nüüd räägime kratist või kui ma nüüd hüppan kohe sujuvalt krati peale, siis seal mõnes mõttes meil lihtsalt nagu, ma arvan, näkkas sellega, et me leidsime sellise ägeda tüübi. Näkkas tähendab vedas?
vedas, jah. Et me hakkasime lihtsalt otsust, et me põhimõtteliselt siis lühike lugu on see, et me tegime Ameerika suve ära, tegime niimoodi, et kõik siis võtteperiood, Rain siis monteeris seda terve aasta, siis me üritasime nuputada välja, kuidas seda kinno saada, mida see tähendab turundus ja kui selle kõige asja nagu lõpus oled ja film on kinost maas, siis me vaatasime nagu üksteisele otsa, et see oli tegelikult päris äge. Olime tegelikult veel mõlemad nii-öelda tegelemas nagu teistes karjäärides või valdkondades rohkem. Ja siis mõtlesin, okei, aga et tegelikult on üks maailm veel, mida nagu Rain tunneb väga hästi, see on tehnoloogia maailm, et meil oli siis Chasing Ponies, et tegelikult võiks siis selle Chasing Unicornsi ka ära teha ja sealt see nagu pall veerema hakkas, et natuke tõsisemalt ja professionaalsemalt, et siis see teine võtteplats oli ikkagi suurem, professionaalsem. Me saime isegi riigilt toetuse ja siis sealt tekkis see nii-öelda all-in siis pokkeri keeles, et davai, et see on ikkagi huvitav ja siin on nagu asju, mida tahaks teha ja mida võiks veel teha. Ja siis nüüd see pall veereb mäest alla nii-öelda. Ei, see on nagu väga võimas, aga kui me tuleme tagasi kiiresti selle Ameerika suve juurde, sa mäletad, mis kaameraga te filmisite siis? No see oli, ma ei ole nii-öelda ekspert, aga see oli selline kaamera, mida me, ütleme nii, et me ei taht väga võttepilte jagada. aga meil oli seest väga hea nii-öelda operaator või Indrek Arula, kellel oli siis fotograafia kogemus ja kes on teinud filme, et me ikkagi ümbritsesime ennast nagu inimestega, kes midagi tundsid ja teadsid, aga väga oluline oli siis eesmärk, et kõik mõtleksid sarnaselt, et kõik oleks nagu valmis toimetama siis selliste reeglite või nagu piiride sees, nagu me olime omale ette seadnud. Aga praegu räägime näiteks üldse Californiast, et meil oli kunagi niisugune kirjavahetus ja siis mulle väga meeldis, kui nagu põhjalikult sa vastasid, et sul on ju konkreetne, teil on siis konkreetne visioon sellest, et nagu mida te tahate saavutada, mis on nagu California ja kuhu te liigute. Ja minu arust on nagu väga äge, et kui inimesel ongi visioon ja võib-olla see on veel ägedam, et kui inimesed tulevad nendest valdkondadest, kus peab saavutama mingit tulemust. Sest jälle see niisugune kõrvalteema, sest paljud loomingulised inimesed, nemad nagu arvavad, et ma tegelengi loominguga ja nagu ma olengi niisugune loominguline nagu pool sellist seda, mis ongi see telliskivi tüüp on sellised. Käivad seal ringi, nad arvavad nagu niisugused loomingulised. Olen ka telliskivist. Jaa, aga vaata, sina oled see tegija. Vaata, on loominguline, et nagu ma panen mingi riidesse, käin seal, käitu niimoodi hipsterid välja ja siis kui ma räägin midagi ja sa ei saa minust aru, siis sa ei ole nii eliitne, et sa ei saa mu eliitsest kunstist aru. Ja see ongi probleem, sest tegelikult iga eesmärk, ma ei tea, äri on ju, et äri oleks edukas, ta peab saama nagu sissetulekut, et nagu arenema. Sina tegelesid müügitööga, on ju, ma saan aru, et huvitav küsimus ka, et mis müügitöö sul oli? Ma tegin selline asi nagu tudengite programm, kus Eesti üliõpilased on väga pikalt käinud Ameerikas, teinud otsemüüki ukselt uksele. See on ju kõige karm asi, selle raamatut asi. Sina osalesid ka seal? Jaa. Kuule, see on kõige karmim üldse asi, mis saab olla, sest kui mul mõned sõbrad räägivad, et kuidas asi käib, see on ikkagi, seal sa pead ikka, ja kui sa oled mingi turist ka veel, tead, kui sa ei ole nagu päris usane, siis inimesed võivad nagu erinevalt vaatad, võib-olla keegi viisakuse pärast ostab sulle. Ükskord mul olid mingid sõbrad, kes käisid sinna, siis nad kuidagi sattusid mustanahaliste kvartalisse, kus ta siis, ja siis ta koputab, siis mingi must naine nagu teeb ukse lahti, siis vaatab, ja siis ütleb, aren't you too white for this neighborhood or something like that? Ja siis nagu, ta ei saa nagu aru, aga siis tuligi välja, et nad kuidagi sattusid sinna, kuhu nad ei pidanud sattuma. Et seal oli hea, et kõik on elus, ütleme niimoodi. Ja vaata, sul oli ka siis mingisugune tulemus on ju, müüa midagi, mingisugune tasa. Sellega on niimoodi, et kuidas ma sinna programmi sattusin, oli nagu puhtalt eneseproovile panek, et selline, ma ütleks, et ma olin võib-olla, ma ütleks, et enamikus nii-öelda, kui ma mõtlen kooli peale tagasi, siis kui sa mõtled nagu oma klassis,
2-3 kõige vaiksemat poissi, siis ma olin tõenäoliselt üks nendest ja siis minu jaoks oli see lihtsalt, et teeks midagi täiesti teistsugust. Aga et kui sa hakkad müügiga tegelema, kui sa tahad seda teha hästi, siis ikkagi nagu mingil tasemel ta on väga sarnane, ma ütleks, professionaalse spordiga, et sul on ikkagi väga oluline, alates sellest, et sulle peab toode meeldima, et sa pead sellesse uskuma, sa pead selles nägema mingisugust seost, ja siis ja see on selline nagu peenhäälestamine, et mis selleks vaja on ja selle aluseks on alati see, et sul on ikkagi väga konkreetsed ja selged eesmärgid, mida sa tahad saada. Ja see on nagu, see on tegelikult nagu ma arvan väga sarnane ka tegelikult startup maailmas, et sa alustad mingisuguse ideega, sa tahad seda toimima saada, sul on, öeldakse rohkem eisid kui jaasid, ja siis on väga, sul peab olema väga head põhjused, miks sa seda teed, isiklikud põhjused. Täpselt. Ja super, ja vot sinna ma tahangi jõuda, et see sport on ka väga nagu selles mõttes tähtis nagu, ütleme, võrdlus ja ka ettevõtlus, selles mõttes, et Rain, nagu ma saan aru, ta on ka ju ettevõtte maailmas ja ta ei ole mingisugune ettevõtja, ta on nagu väga edukas ettevõtja. Praegu, jah. See on umbes see, et startupide puhul ikkagi tuleb arvestada, et see on nagu sportlastega, et seal on ikkagi nii-öelda raske töö ja siis, kui sa lõpuks kuskile välja jõuad, siis see nagu tundub, et see on üleöö edu, aga tegelikult on seal päris kõva pingutus taga. Ja ma kuulasin nagu lihtsalt paar tema intervjuud lihtsalt, kui ma valmistusin selleks intervjuuks ja siis nagu see ongi see naljakas asi, et äris ta teab nagu väga hästi, ta saab aru nagu kust asi liigub, kuhu, mis seal on vaja selle jaoks teha ja nii edasi ja sul ka on siis mingisugune visioon ja minu arust ongi äge, et kui inimesed, kes on nagu sihikindlad, alustavadki mingi teemaga, et üks on selline, ma ei tea, kas sa tead, üks selline vene bänd nagu Leningrad. See on üks populaarsemad, see on mingi see on nagu üks populaarsematest lauludest ja üldse, see on see tüüp üks ainukesest, kes nagu saab nagu koguda staadioni, kontserti, kus nagu tuleb staadion inimesi, et ta nagu kõige tipus. Ja siis tema küsiti, et nagu intervjuus, et kuulge, et teete ju, kas teete raha ees muusika või nagu loomingu pärast või nagu mille eest siis ta ütles väga hea vastuse, et ma teen kõike nagu ainult raha eest. Ja siis nagu kõik vaatavad umbes tema peale, et kuidas sa saad niimoodi ütelda. Siis kui me võtame näiteks mingi BMW kontserni või me võtame mingi Apple arvuteid või ma ei tea, telefone, siis ütles, ma ei näe, et need tüübid, keegi sealt teeks asja mingi loomingu pärast. Kõikidel on nagu eesmärk teenida raha, aga selle kõrval nad üritavad teha seda kõik innovatiivselt niimoodi, et see disain oleks suurepärane, mingid uued feature'id ja siis see vastus mulle nii meeldis, et kui sa teed mingit asja või teed mingid loomingud, siis kuna me elame materiaalses maailmas, siis me peame kõik lõpuks kuidagi maksma oma arveid, muid asju, ma ei tea, ostma endale, võib-olla realiseerima oma unistusi ja eesmärke ja siis sa peadki kohe mõtlema, et kuidas sa teed niimoodi, et sa oleks maksimaalselt iseseisev siis, kui sa teed nagu kino, mitte sellepärast, et sa nagu nutad, et ma olen niisugune andekas, aga lihtsalt ei ole raha ja nii edasi ja nii edasi. Ja selles mõttes California ongi äge, et minu arust ta kogus või sisaldab selliseid inimesi, kellel on olemas kogemus nagu eesmärgini jõuda, kellel on mingisugune elukogemus, kes nagu mõistavad üksteist hästi, see on ka väga tähtis, et kui on olemas kas või 2 inimest, kes nagu mõistavad, täiendavad üksteist ja siis liiguvad edasi ja sa kirjeldasid mulle väga huvitava asja, kus sa võrdlesidki filmi tegemist startupidega. Et teil on siis plaan, ehk siis Californial, veel kord ütlen, Californial ehk siis Tõnul ja siis Rainil on siis niisugune visioon, et proovida teha 10 filmi näiteks, ja lootusega, et üks nendest nagu murrab läbi sinna rahvusvahelisele areenile. Ja räägi võib-olla nagu üldse selles visioonis ka, et nagu kust see visioon tuli, siis ju paljud ju ütlevad, et kuule, et see on küll hea, aga see on niisugune ebareaalne asi, et mida sa siin nagu üldse nagu, miks sa niimoodi üldse suhtud sellesse, et rahune maha, lähme siin Telliskivisse kohvikusse, teeme mingit niisugust tavalist asja ja nagu ütleme kõikidele, me oleme mingid kõvad
kinomehed. Võib-olla kommenteeri seda. Ma võib-olla see on natuke seotud meie taustaga, nii et kui sa oled müügitööd teed, siis ma olen näiteks, ma olen ikkagi kogu aeg nagu tulemustasu saanud, ehk siis see, et kui sa saad tulemusi, siis sul on nagu leib laual ja sellist nagu palgatööd ei ole teinud, et siis võib-olla inglise keeles on niisugune lause nagu intrapreneur ka, et sa oled nii-öelda siis ettevõtja kuskil korporatsioonis, et seal on vaja nagu siis jah, see nii-öelda eesmärk on oluline ja eesmärk peab olema suur või et see peab olema nagu midagi, mis on tõesti sellist, mis paneb siis nagu südame tuksuma või nagu tekitab väikse adrenaliini verre, aga see on vajalik, et see oleks olemas, nii et nüüd, kui me hakkasime selle peale mõtlema, et hakata filme, teha seda siis nagu veel, et siis seal alguses oli ikkagi selline mõtteprotsess, et mis siis see nagu meie eripära võiks olla või mis me siis teha sooviksime ja siis sealt kuskilt koorus välja jah, või sama nagu mõte, et Eestis on tavaliselt selline, vähemalt võib-olla ta on muutumas, aga sel hetkel, kui me seda nii-öelda olukorda kaardistasime, siis tundus, et Eestis on palju andekaid režissööre, aga kui sa oled režissöör, siis sa pead oma enda filmi tegemist ootama päris kaua, et seda ei ole võimalik teha justkui ilma riigi rahastuseta ja siis tekib selline huvitav olukord, kus režissöör on võtteplatsil üks kõige vähem kogenumaid inimesi ja et siis tekitada olukord, kus režissöör saab kogemust, siis me otsustasime kuidagi hakata lahti muukima seda, et teha lihtsalt rohkem filme ja siis anda nagu režissöörile praktikat ja nüüd siin tulebki siis helistada seda, et okei, et me oleme Rainiga Californias nii-öelda need produtsendid, aga tegelikult Rain on iseseisvalt veel ka siis nii-öelda režissöör, kes siis teeb filme, aga et siis otsida veel režissööre ja mõtleks, et meie nii-öelda lähenemine siis sellele filmimaailmale ongi lihtsalt otsida või teha filme selleks, et siis õppida, tuleb neid teha rohkem ja kuna me ise ei jõua teha võib-olla nii palju, nii kiiresti, filmi tegemine on ikkagi 2-3 aastane protsess, siis nagu tekkiski selline eesmärk, et võtame selliseks orientiiriks 5 aastat, proovime selle aja jooksul teha 10 filmi, eeldab seda, et me peame rääkima siis leidma veel režissööre ja huvitavaid lugusid ja siis selle protsessi käigus siis jah, nagu see märklaud on nagu natukene täpsustunud võib-olla või et nüüd ma defineeriksin seda, et niimoodi, et siis meie eesmärk on siis teha kiireid ja lõbusaid filme huvitavate režissööridega. Eks nii-öelda režissöör meie tähenduses siis oleks nagu stsenarist ja režissöör, et see ei pea olema alati üks inimene, et mõnikord on niimoodi, et sul on juba mingisugune kombo olemas, et keegi kirjutab, keegi lavastab ja siis meie saaksime olla nagu see, kes aitab siis selle filmi nii-öelda teoks teha, et siis see teostamine on siis see, kus me tahame nagu õppida ja leida siis uusi viise, et Rain ise on toonud väga hästi selle näite, et kuidas startup maailm oli nii-öelda, kui me võrdleme, mis ta on praegu Eestis ja näiteks, mis ta oli siis 10-15 aastat tagasi, et siis nii-öelda Eesti startupi selline unistus oli nii-öelda teha mingit allhanget Ericssonile, et enamik oli siis justkui nagu Eesti turule keskendunud ja nüüd, kui on toimunud need Exitid, ükssarvikud, Skype ja nii edasi, siis praegu on ikkagi Eestis väga vähe startup'e, mis nagu luuakse selleks, et teha midagi ainult Eestis, et kõik kohe mõtlevad suurelt globaalselt ja siis sealt oli nagu väga loomulik hüpe, et siis samamoodi, et mõelda nagu filmi tegemisele nagu suuremalt ja laiemalt, et see lagi Eestis filmidega, kui me räägime nüüd tulu poolest, ta on väike ja ta jääb alati väikseks, see ei ole see, mis nagu erutab või paneb silmad põlema, et siis meie eesmärk on siis nagu murda nende filmidega välja, et ükssarvikuks siis filmis võiks nimetada siis filmi, mis murrab Eestist välja.
üks sarvik on see siis Chasing Unicorns teistes. Praegu ma mõtlesin üks sarvik all siis seda nii-öelda nii-öelda nagu start-upides, et sa oled see üks, kes nii-öelda saab ennast korralikult käima. See naljakas on see, et kuidagi, kui me võtame ükskõik mis valdkondi, kas või äris, kunstis üldse, et nagu millega Eesti oleks tuntud, on ju, siis tulebki välja, et rahvusvahelisel areenil Eestimaa ongi võib-olla tuntud just selle start-upidega, edukate start-upidega. See on praegu, see on igal juhul see kuvand, mis on. Aga see ongi hea, sest nagu oli aeg, kui Eestimaa ei olnud tuntud üldse millegiga. Et taas on mingi seal Soome juures umbes niimoodi räägiti ja sellega see Eestimaa nagu lõppeski ja muidugi see usk nagu endasse oma riiki, et sa oled nagu võimeline, see on ka väga tähtis, sest mina olen samas olukorras praegu sinuga, et kui sa nagu tahad paljude inimestega midagi teha, midagi suuremad ja võimsamad, siis sa tunned, kuidas nagu inimesed, nagu sul on see lagi ja inimesed nagu eriti ei taha, et umbes, et kuule, et jäta mind rahule, nagu ma tahaks, nagu ma sõnaliselt, ma nagu tahan, aga tema nagu käitumise järgi, tegevuse järgi saad aru, et tegelikult enamus inimesi midagi nagu ei taha. Tumbes nagu jätke mind rahule, ma siin nagu elan oma ilusa niisugust tagasihoidlikult elu, sest kunagi need kõik inimesed tahtsid midagi teha, nagu tegime kunagi muusikat poistega, filmimist veel olid mingid plaanid ja mul olid plaanid edasi. Aga kõik need inimesed, kellega ma alustasime, on mingi jälle tavaliselt tööl, mingi laen, korter, pere, mingi laps ja siis niisugune ametlik vastus ongi, et ma nagu tahaks, aga lihtsalt ei ole aeg, et mul nii palju asju. Ja see ongi see tegelikult kunst, kuidas nagu läbi murra selles, et kui sul on ikkagi see unistus olemas, ja mingi visioon ja soov, siis sa ikkagi, vaata elu on meil lõplik, sa pead ikkagi sinna liikuma. Ja mina oma eeskujuga, ma ei tea, kas või trennides, kes ei tea, ma olen siis boksitreener, räägin alati selles, et me ei tohi olla lihtsalt oma elu elada nagu keskmiselt niimoodi, et kui me tahame midagi teha, me peamegi tegema ja võib-olla minu see kõne ongi praegu pööratud kas või nende režissööridele, kes nagu tahavad mingit filme teha ja ei tea, Tõnu Hiielait on sinna istumas, et kindlasti pöörduge tema poole, kui tal on mingi äge idee ja siis kindlasti nad aitavad, aga tegelikult lisaks juurde siia, et tegelikult Eestis tehakse väga häid filme, et see nii-öelda, me ei ütle, et nagu enne meid ei olnud mitte midagi või et nagu me teeme nagu midagi täiesti uut, aga lihtsalt, et Eestis on väga head professionaalid ja seda on nagu näha, et siin viimased nii-öelda, siin tuleb erinevaid märke sellest, et sellel aastal nagu Cannes'ist ja nagu mujalt, mis seal Cannes'is oli? Seal oli nii-öelda siis Eesti koostöö ma tean. Täpselt, et see nii-öelda, need professionaalid on olemas, siis meie nii-öelda hüpotees paar aastat tagasi oli ikkagi see, et võib-olla on lihtsalt seda nagu mõtlemist vaja natuke muuta ja see niikuinii muutub, me tahame lihtsalt olla nagu osa sellest lainest, mis nii-öelda tuleb, ehk siis see prognoos on see, et siis see asi, mis juhtus start-upidega, juhtub varsti Eesti filmiga ja sellepärast on see meie jaoks põnev ala ja meile endale meeldib lihtsalt tegeleda projektidega, siis millel on nagu rahvusvaheline väljund. Ja see tegelikult ongi hea ütelda, kui sinu kõrval ongi mingisugune inimene, kes saigi edukaks näiteks selle start-upi valdkonnas, siis kui me räägime sellest, vaata, mina ei tea üldse Raini, ma tahaks tema ka teha mingi eraldi podcasti, aga ma saan aru, et Rain on ka üks võtmefiguur Californias, kuigi ta praegu siin ei ole. Jaa, me oleme kahekesi Californias, et see on nagu meie, aga samas mõtleks, et nagu et ikkagi lõpuks on see nagu autor, siis see filmi tegija, et tegelikult me töötame režissööridega, et meil on praegu siis 6 film läheb filmimisse ja seal on ikkagi nagu juba paras ports erinevaid gruppe või inimesi, kellega me töötame ja mõtleks, et see nii-öelda, ma arvan, et see ikkagi läheb lõpuks selle peale, et sulle jääb meelde nagu Rasmus Merivoo. Enne seda, kui me läheme edasi sinna California sisse, räägime eraldi filmidest ja muidugi Kratis, mis on väga tähtis. Tahtsin võtta, ma ei saa mitte võtta selle Raini figuuri. Sest Raini figuur, vaata, mina teda isiklikult ei tea, aga palju informatsiooni on üleval internetis, et see on siis edukas ettevõtja, on ju edukas start-upper, kes vist nagu, ma saan aru, investeerib ka projektidesse, on ta nagu, tema Facebookis on kirjas, on mingi see business angel või midagi sellist, et inimene, kes investeerib projektidesse ja
üks võib-olla suurtamatest tavainimestele, kes ei ole, kes võib-olla ei mõtle ja võtta maailma niimoodi vaimselt, vaid rohkem materiaalselt, ongi see, et mõni aasta tagasi ma lugesin, et ta müüs oma selle osaluse selles Fortumas on ju mingi 45 miljoniga nagu euroga ära ja siis kui mingi inimene vaatab, teil on ju kerge filme teha, teil on seal nagu raha palju, et et mul vaadake, siin ei ole midagi. See on hea asi, et esimene hea asi on see, et te ise ütlete, et okei, kui sa tahad filme teha, keegi meid vaatab, siis tule ja siis anna oma idee ja siis vaatame, mis me saame teha. Aga teine asi on ka hea see, et kui sa teed koostööd inimesega, kes on kuskil edukas, päriselt edukas, siis ongi kergem uskuda temasse, mitte temasse, vaid projekti. Aga küsimus ongi selles, et kui Rain Ranna tegi esimese filmi Ameerika suvi, kus ta oli siis stsenarist ja režissöör, on ju, kas ta nagu tõesti ongi nii mitmekülgne andekas inimene või tal oli lihtsalt idee ja tema ees kõike tehti ära? Siin on, jah, ma ütleks, et see on nagu Raini taak või, et tema siis minevik on võib-olla siis rohkem nagu nähtav. Aga ma tõmbaks ikkagi siia nagu joone vahele, et California ja nagu Fortuma vahel on seos lihtsalt see, et siis sama inimene on nagu seal ja mina võtan nagu Raini kui ühte Eesti režissööri, kellel on siis, kellega meil on koos nagu ühine algus olnud ja kes, ma olen täiesti kindel, et teeb veel filme elu lõpuni. Ehk siis ta jääb ikkagi lõpuks nagu nii-öelda režissöörina tekib tal mingisugune käekiri auditoorium ja ma arvan, et siin nagu tekib, see on nagu huvitav vaadata jah, et hetkel on ta nagu investor. Ma arvan, et võib-olla 50 aasta pärast on ta rohkem meeles kui nagu režissöör. Aga sina ju nimetad teda sõbraks, on ju? Ja, mul on sõbra. See ongi see asi, et sina ju saad kindlasti ütelda, kas tal on see nagu mingisugune anne või sa lihtsalt nagu palgab inimese ja siis tehke minu ees, siis paneme minu nagu nimi kirja. Ma arvan, et kõik meie režissöörid on väga andekad või et selles mõttes, et kui me ikkagi nagu et see, kui Rain kirjutab stsenaariumi, siis ei ole niimoodi, et tema tahab seda kirjutada või tema tahab seda teha ja siis niimoodi on, et see on ikkagi nii-öelda vastastikune otsus, millist filmi me tahame teha ja lihtsalt nagu produtsendina arvan, et ta on andekas ja tal on potentsiaali, nii nagu me teiste režissööridega täpselt samamoodi. Ja seal on siis teine element on siis see, et peab kindlasti olema selline culture fit, sarnane mõtlemine, sarnane hingamine. Et meil on see temaga olemas ja me oleme nagu tähele pannud siis, et kui me loeme nagu sõltumatult stsenaariumi, siis meie tagasiside on nagu üksteisega nii-öelda sarnane või siis me nii-öelda täiendame üksteist, et selline arenev protsess. Aga jah. Aga saab ütelda, et näiteks et sinu teie üks eesmärgidest, California eesmärgidest ongi olla nagu maksimaalselt nagu iseseisev, et ei peaks kuskilt käima, alati küsima raha, tõestama, et see on tegelikult hea film, et see raha on meil vaja ja palun andke, et selles mõttes, et tahate olla iseseisvad ja võib ütelda, et California algus, vähemalt seda finantsiline algus oligi saadud tänu Rainile. Ei, mitte päris. Mitte päris. Ja, Ameerika suvel oli ikkagi 4 investorit ja siis eesmärk oligi siis nii-öelda minimaalne eesmärk oligi selle, et me läheme 3 nädalaks Ameerikasse ja me võtame selle filmi ülesse ja eesmärk oli ikkagi nendele 4 investorile see raha tagasi teenida ja selleks oli siis kriitiliselt oluline, et me jõuame filmiga Eestis kinno, see oli omaette kadalipp, aga me lõpuks jõudsime sinna ja ma nagu võtaks Ameerika suve kokku, et keegi sealt nagu kasumit ei näinud, aga võlgadesse me ei jäänud ka, et me saime nii-öelda kulud saime tagasi. Väga hea, väga hea. Ei, see on tõesti inspireeriv jutt, vaata, kui sa teed esimese filmi või otsustad, okei, teeme esimese filmi ja siis esimene film satub kohe kinodesse. Sõltumatu sellest, kas nagu mis tagasisides on, see nagu omamoodi nagu
nagu uhke, tead, et see nagu esimene film on kohe kinos, et see on väga hea latt ja sealt kui juba õppida on ju oma vigadest minna veel paremaks, on nagu alati hea. Aga jah, tuleme siis sinna Kratti juurde, ehk siis film Kratt, vabandust, oli siis esilinasus oli vist juulikuus või? Festivalil tegelikult linastus juba esimest korda oli ta siis eelmise aasta novembris. Ehk see oli PÖFFil just ja siis kinno jõudsime 31. juuli. Aga kas PÖFFilt oli näidatud kui mingisuguse programmi sees või nagu niisama? Ei, ta oli ikka programmi sees, jah. Ta oli just filmi raames, et kui me seda ideed põrgatasime, mis võiks festivali esilinastus olla, siis ühel hetkel tuli just film, mis on siis nii-öelda lastefilmide alaprogramm PÖFFil. Ja neile Kratt meeldis, meil oli sel hetkel film nii-öelda peaaegu, et vaatasime, et nibin-nabin saame valmis ja siis ta läkski sinna, et sel hetkel tundus see nagu äge võimalus. Okei, aga siis ta saavutas ka midagi või see kuidagi läks niimoodi? Seal vist mitte, seal oli ta lihtsalt nii-öelda programmis film just. Aga sina siin kirjutasid mul kuskil, et Kratt on teile vist praegu kõige kallim film eelarvega. See on selles mõttes, et see on siis nendest filmidest, mis me oleme tootnud, see on siis film, mis sai Eesti riigilt toetust, Eesti Filmi Instituudilt, Eesti Kultuurkapitalilt, et see iseenesest on siis see, mis on selle filmi nagu eelarve võimaldanud, või see on siis see põhjus, miks meil oli võimalus seda filmi filmida niimoodi, aga see algne moment ikkagi, kui me Rasmusega rääkisime filmi tegemisest, siis me olime valmis, me lihtsalt otsustasime ära, et me lähme 2019 aasta suvel me lähme võttesse ükskõik mis, kas me saame riigilt raha või mitte ja lihtsalt, et kui meil nii-öelda tuleb riiklik toetus, siis on meil võimalik seda teha teistmoodi. Kui ei ole, siis me teeme seda teistmoodi. Et seal on see nii-öelda sõltumatus või iseseisvus. Et meie siis hüpotees on see, et filme on võimalik teha igasuguste eelarvetega ja me ei võta seda siis kui takistust, aga et kui mingisugust loomingulist piirangut või. Aga ma saan aru, et Californial on ka mingisugune nagu eelarve olemas, lihtsalt nagu mingisugune, et nagu teha midagi. Meie või nagu toetus või? Ei ole nagu nii-öelda, et või sina kui produtsent siis hakkadki, olemas idee, on olemas film, nüüd hakkame otsima, kus me seda siis raha nagu saame. Meil on tegelikult enne Kratti oli ikkagi Ükssarvik, mis oli siis samamoodi, et kui me otsustasime seda teist filmi tegema hakata, siis samamoodi... Ükssarvik on siis Chasing Unicorns. Chasing Unicorns, just. Mina teangi seda kui Chasing Unicorns, kuna ma tegin ka suppakaid sellele treilerile. Aha, ja õige. Ja sellega oli siis see lugu, et kui stsenaarium oli valmis, siis me esimest korda siis andsime taotluse sisse Eesti Filmi Instituuti ja me saime sealt ka ühe väikse toetuse. Ja siis seal oli küll oma kapital, mille me nii-öelda siis oli investor ja siis see film jõudis kinno, tegi päris hästi sealt ja on siis aidanud nagu finantseerida siis natukene neid järgmisi projekte. Aga jah, et nii-öelda võib-olla hüppan natuke sammu edasi, et nüüd sellest aastast on meil siis ka tegelikult rohkem investoreid ja see Eesti esimene erafilmifond või, et millega me siis nii-öelda rahastame järgmiseid filme, tulevasi filme. Aga kes seda siis fondi tegi? Siin on nüüd jällegi tuleb mängu siis Rain, temal on kogemus, et on tegelikult nii-öelda tehnoloogia ettevõtjast siis edasi liikunud riskikapitalistiks, ehk siis see on nii-öelda investeerimisfond, kus on siis kaasatud erinevad investorid ja siis seda summat siis investeeritakse ettevõtetesse. Et siin on siis analoog olemas filmimaailmas. Siis no võtan, tark mees on tema. Ja seda, et niimoodi mina ei oleks investeerimisfondi, see kogemus ja know-how, et siin tuleb kindlasti nagu, see sai võimalikuks tänu temale. Super. No mõtlengi, et see ongi eesmärk, et leida aga see on jälle selline nagu kahe otsaga asi, et see nii-öelda selleks, et siis teha
et noh, investeerimisfondi aluseks on ikkagi leida vaja investoreid ja siis peab olema ka nagu investoritel peab olema usk, et see, mida nad nii-öelda, see raha, mis pannakse nagu lauale, siis see raha ei lähe nagu lihtsalt ja ei ole lihtsalt nii, et no jah, see ongi see asi, et kui see ongi minu üks point ka, kui me alustasime, et kui inimesel ei ole nagu mõistus või nagu motivatsiooni, et okei, me peame seda raha kuidagi tagasi teenima, siis nagu sina tead, nagu muud inimesed tead, nagu need kõik startupid lõpetavad samamoodi. Me saime nagu raha, aga midagi ei tulnud nagu välja, et umbes vabandust. Et ma olen paaridele, mõndadele startup ettevõttele mingid promovideoid teinud ja siis olen rääkinud nende inimesega ja siis on nagu näha, et nad elavad kuskil mingisuguste roosade prillide taga, et nad teeme nagu kõik, et nüüd saame rikkaks. Aga ma saan aru, et ei ole nüüd nagu päris seda rasket keerulist elu näinud. Aga sa ei saa seda võib-olla ka niimoodi nagu, see on selline, see on natukene võib-olla liiga stereotüüpidesse langev, et kui ma ütlesin sulle, et näiteks müügitöös sul on oluline see eesmärk panna ja kui eesmärk on suur, siis ta tegelikult kõige korralik eesmärk tundubki tegelikult enamikule ümbritsevatele inimestele naeruväärne ja et need samad nii-öelda need, keda me naerame, et okei, aga 10-st 1 on siis see, kes nagu... Ei, võtun see 10-st 1, vaata, me oleme päris normaalselt juba elanud, me teame, kui inimesed ajavad niisugused jama ja kui nad on tõsised, et me kõik tunneme, tead, kui ma nagu sinuga sain kokku, ma nagu umbes tundsin, et okei, et see tüüp on nagu konkreetne, et ja vastupidi, selles mõttes meil nagu see detektor nagu mingi niisugust on täiesti olemas ja selles mõttes, kui sa tegeled müügitööga üldse mingisuguse asjaga, kus sa pead inimesi usaldama või paluma neid midagi tegema ja siis nad ei tee, siis sa varem või hiljem hakkad juba nagu sul tuleb see intuitsioon nagu töötama. Selles nagu ma mõtlen ja, et okei, aga küsimus, kõige tähtsam küsimus, kui me natuke räägime veel Californiast. Et näiteks kui oled sina kui produtsent, on olemas näiteks režissöör. Kas, ja näiteks, kui palju üldse nagu režissööri töö, nagu kui palju te nagu teete neid võtteid, mingi kui pikalt kestab üks filmi võte ajaliselt? Režissöörid on erinevad, et seda võib-olla, see on täpselt selline küsimus võib-olla, et 2-3 aastat tagasi ma oleks sellele vastanud ühtmoodi, aga et hetkel on mul endal isiklik kogemus siis võib-olla 4 erineva režissööriga. Ja nüüd ma nagu võin küll öelda lihtsalt, et iga režissöör või iga loominguline kooslus on nagu täiesti omaette ooper ja nagu mõnes mõttes sa õpid seda nagu, sa õpid selle protsessi käigus, et kuna meile nii-öelda, me otsime huvitavaid autoreid. Jah, see on väga hea. Ja siis see autori puhul, et see nii-öelda jälle üks hüpotees võib-olla, mis meil on, et me nagu ei vaata seda ainult selle ühe filmi kontekstis, vaid pigem on siis see autor minu jaoks, et kui me töötame, kui me nii-öelda on mingi režissöör, kellega me tahame koos filmi teha, siis ma isiklikult nagu väga ootan tema 3. filmi nii-öelda peale seda filmi, mis me oleme teinud. Et see on siis see nii-öelda... Et näha, kui kõva meeskond temal oli võrrelda selle järgmise. Pigem siis see, et lihtsalt näha seda arengut ja nagu sa usud, et siin on nagu midagi ja et ma võin nagu, muidugi meil on investorid, me peame rääkima, et selle režissööriga on nagu võimalik teha asju, aga mingil väga primaarsel tasandil on see lihtsalt see, et sa klikid temaga, sulle meeldib see, kuidas ta mõtleb, sulle meeldib see, mida ta räägib, me mõtleme sarnaselt, meil on nagu sarnane nägemus ja siis nii-öelda produtsent on lihtsalt see, kes aitab selle nagu ellu viia või teostada. See on väga tähtis inimene tegelikult, sest paljud nagu ma ütlen, loomingulised inimesed niimoodi nagu ei mõtle. Aga ei peagi võib-olla mõtlema. Aga ja küsimus ongi see, näiteks kui sa võtad näiteks see filmivärk, filmi võtad umbes, ma ei tea, 3 kuud, 4 kuud umbes kestavad näiteks kui palju te Krati filmisite just võtted? Kratil oli meil 45 võttepäeva. Rainil, mitte väga järjest, aga ta oli sellise 3 kuu, 3-4 kuu perioodi jooksul. Kõige tähtsam küsimus, kui tuleb näiteks huvitav režissöör,
teie juurde, et okei, ma tahan teha filmi, palun, mul on skript olemas, mul on visioon olemas, kõik on olemas, võib-olla see on see film, mis murrabki läbi, mis on see järgmine startup. Küsimus on siin, aga siis režissöör ütleb, aga kuulge, mul on vaja elada. Mul on vaja nagu maksa. Kas ma saan näiteks need 3 kuud, kui me filmime, teha ainult seda, filmida, osaleda võtetes ja saada mingit raha ja mitte mõelda mingide muudele asjadele. Mul nagu mul on mingi backup olemas, et praegu ma võin keskenduda, et ma ei pea nagu filmima, siis jooksen nagu põhitööle, teen mingi lisatööle, et teha nagu teenida raha, et lihtsalt elada. Või teie nagu eesmärk ongi, et kuule, et kui sa tahad teha, siis teeme ja siis pärast su tulu ongi siis ainult siis, kui film on edukas näiteks kinos. Kuidas kommenteeriksid seda? Et mis võimalusi siis nagu... See, mida sa kirjeldasid, on see, kuidas me tegime oma 2 esimest filmi. Et nagu mõnes mõttes see oli see, et me tegime seda kõikide muude asjade kõrvalt ja täpselt niimoodi me seda tegime. Meil on praegu ka üks film, kus on täpselt samasugune põhimõte. Aga kui nii-öelda filmi toetab riik, siis on nii-öelda riskid natuke maandatud, siis on nii-öelda võimalik teha siis nii, et sa saad nagu puhtalt keskenduda sellele filmi tegemisele. Et see on selline riskide hindamise kogemus, et meie nagu see algpunkt on siis see, et võib-olla siis on niimoodi jah, et Eestis on siis või üleüldse Euroopas on siis see, see on võib-olla selline levinud nagu arusaam, et selleks, et sa saaksid rahulikult filmi teha, siis keegi peab sulle maksma. Meil on siis, me nagu päris ei nõustu sellega, et meie oleme maksnud nagu oma enda ajaga ja nagu teadlikult võtnud selle vastu ja võib-olla siis just sellest meie minevikust on meil see nagu tundub nagu loogilisem, et ma olen teinud ka nagu müügitööd niimoodi, et sa lihtsalt nii-öelda ujud või upud, ja see tõenäoliselt kiirendab ujuma õppimist. Et see on kindlasti nagu raskem moodus, kuidas teha, aga see on võimalik ja meie arvates siis, kui on olemas selline drive või nagu soov või kirg, et siis see ka niimoodi saab filmi teha ja ei saa öelda, et mina ei tahaks öelda, et see on nagu halvem viis, kuidas filme teha. Et see on lihtsalt üks võimalus, meie jaoks on see huvitav võimalus ja kavatseme seda nagu edasi teha, et siin jah. See on näiteks teiste sõnadega, et kui tuleb režissöör ja ütleb, kuulge, ja teile idee meeldib kõik ja ta ütleb kõik, aga ma tahaks nagu keskenduda ainult filmile, samas mul oleks vaja mingisugust nagu raha ka saada, praegu nagu kuningas palka nagu maksta. On see, kui inimene hakkab tegema koostööd teiega, on selline võimalus tal olemas? Või te ütlete, et ei, 100% ei? Ei, see on kindlasti olemas, jah. Olemas, jah. Võimalus on kindlasti olemas. Aga see sõltub, on ju? See ei ole kogu aeg. Sõltub, see ei ole tegelikult, jah, et see on nagu, et ma mõtleks, et nagu mina tahaksin töötada nagu režissööridega, kes tahavad teha nagu filmi nagu nii või naa, et see on umbes see, millest ta nagu unistab, elab ja hingab. Ja sa näed, et see tüüp teeb selle filmi nagu lõpuks niikuinii ära. Ja siis on lihtsalt nagu see lahenduse nagu leidmine, on ju. Et jah. Miks ma seda küsin, ongi see võib-olla, et ongi mingisugused andekad tüübid meil Eestis, kas või režissöör või keegi veel, aga kes ongi nagu mingi umbes, et mingi hobi korral kirjutavad mingi skripte, veel midagi, aga peavad käima nagu põhitööl, aga näiteks hinges nad ongi mingisugused tegijad. Ja siis ongi see küsimus, võib-olla, mitte küsimus, vaid paljude jaoks ongi selline takistus, okei. Ma tahaks nagu proovida küll, aga kurat, kas ma pean nüüd minema, ma ei tea, kuhugi Norra, et seal kalalt teenima nagu eelarve, tulla tagasi, siis me teeme filme. See on üks variant. Ja siis vaatan, mis saab. See on kindlasti nagu, mõtleks, et see on nagu jah, et see võib tunduda nagu väga keeruline viis, aga samas ma nagu pööraks selle ümber, et see on tegelikult ka väga nagu huvitav viis. Ja, aga kui näiteks setil on operaatorid, on mingisugused valgused tehnikud. Kui me räägime setist ja sellest, siis on juba asi nagu on ju toimub, aga jällegi, et siin on ka võimalik nagu
nagu väga, mõtleks, et kui ma vaatan nagu meie enda filme, siis need on kõik väga erineval moodusel tehtud. Et meil on näiteks siin Väga varsti, millega ma kavatsen silt küsida jälle abi venekeelsete subtiitritega. Tulemas selline film nagu Kiik, Kirves ja igavese armastuse puu. Vot see on mul ka kuskil olemas, et see pidi tulema nagu mingid noored poisid on ju, täpselt, kes ei saanud Balti filmi meediakoolis sisse. Nad tahtsid teha siis... Meel Paljale ja Urmet Piiling, kes on siis teinud klippe ja lühikaid alates keskkool, põhikoolist, algklassidest alates ja me lihtsalt märkasime nende ühte gümnaasiumi lõpu lühikat ja siis see on täpselt selline koht, kus sa tead, et need tüübid teevad oma järgmise lühika järgmisel aastal ja siis järgmise jäävadki seda tegema. Ja me lihtsalt pakkusime neile ette, et davai, et teeme siis täispika ja põhimõtteliselt aitasime neil kokku panna hooandi kampaania. Need kogusid kuskil raha ka on ju nagu mingi Kickstarteri platvorm, midagi sarnane oli. Ja siis nad vist saidki seda raha kätte. Ja sellega põhimõtteliselt me nagu rahastasime siis, või sellega ongi siis sisuliselt rahastatud nende enda nii-öelda võtteperiood. Ja see ei ole siis nagu, kuidas öelda, et nad tegelikult on seda teinud kõikide muude asjade kõrvalt. See on nüüd siin juba peaaegu, nüüd on vist juba 3. aasta, nüüd on ta valmis saamas. Ja nagu nende puhul on nagu täpselt see mudel siis, kus nii-öelda käid Norras kala püüdmas või nagu tegemas mingisugust muud asja ja selle kõrvalt sa saad seda teha, et see on ka viis, kuidas teha filme. Absoluutselt. Ja vaata, see ongi mingisugune ettevõtlikkus. Ja näiteks, aga see film vist pidi alguses tulema 2019. aastal. Ja siis midagi hakkas juhtuma nagu? Oli see nii või ei olnud? Ei juhtunud midagi, ja lihtsalt nagu tavaline nii-öelda, et see protsess lihtsalt pikenes ja neil on see vaba valik, on ju, et see on jällegi, et see, kui sa oled nii-öelda ise enda peremees, siis sa lihtsalt ise teed nii, nagu sa tahad. Vot, super, aga vaata, see on väga inspireeriv lugu, jah, sest mulle meeldib, et sa nagu ei positsioneeri, et umbes, et meie oleme siin nagu paremad, teised halvemad, see on nagu äge. See on visioon ikkagi, et see Eesti maailm või siis Eesti filmi, ma ei tea, loojad, nad saaksid kuhugi sinna kõrgemale. Aga tahaksin tsiteerida sind, vaata, ma juba tsiteerin klassikut, et sa kirjutad siis tehnilise poole pealt ei jää eestlased juba ammu alla teistele. Tenet ja välismaad produktsioonid on seda kinnitanud veel rohkem. Ja siis ma tahtsingi küsida, et kas sa tahad ütelda, et kui Tallinnas filmiti Tenetit, et siis see filmimeeskond oli siis koosnes põhimõtteliselt eestlastest? Seal oli ikkagi, jah, seal oli kindlasti eestlasi ka ja nagu väga sellistel olulistel rollides, et näiteks ma tean, seal oli üks väga hea valgustaja, valgustajad olid Eestis ja nad said nii-öelda kiitust ameeriklastelt ja et ma ütleks, et nagu see tehniline pool Eestis on tegelikult väga hea, et ja võib olla siis, mida nii-öelda saab alati kritiseerida, on need nagu lood, on ju, et miks on see lugu, aga samas, et see, et meie tahame teha, see, et meile meeldivad kiired ja lõbusad filmid, ei tähenda, et ma ei vaata draamasid ja et ma ei naudi seda sorti filme, et kindlasti on nagu Eestis ka häid režissööre, aga nüüd on juba puhtalt nagu isiklik valik, et meie arvates või meile meeldib tegeleda selliste filmidega ja see on puhtalt nii-öelda valik ja me usume lihtsalt, et nagu, või meie siis tahame nii-öelda selliste filmidega jõuda välja. Võimas. Ja siis jah, ma siin juba ütlesid, et 5 aastaga tahate teha 10 filmi, millest üks võiks olla nagu edulugu. Nagu startupitesse investeerimine, üks edulugu on see, mis maksab kinni 9 ebaõnnestumist, on ju. No jah, see on nagu loogiline. See on sükene, et nii-öelda, kuidas öelda. See on alati selline koht, et kui sul on, ütleme praegu nüüd, kui meil on juba nii-öelda mingid filmid tehtud, nüüd oled natukene targem, aga ikkagi vahepeal mõtled, et okei, et see võib olla, kui võimalik või kui mitte võimalik see on, aga see on lihtsalt selline nagu target, et kui sa nagu kukud sellest kuskile poole peale või siis see on ka nagu mõnikord või võib olla tegelikult juba nagu päris hea.
aga samas, kui selline eesmärk on, siis sa tegelikult kogu aeg nuputad ja mõtled välja ja see on tegelikult ka selline nagu tööstus, mis nagu on läbimas praegu väga suuri muutusi, et on ju, et meil on siin nüüd eriti nüüd selle pandeemiaga, kus nii-öelda sul on näha, et filmid on liikumas kinodest nagu juba teleekraanidele, et sul ei ole enam ainult niimoodi, et see kino on siis see, mis toob sulle lõviosa tulust, vaid seal on nagu, see on selline maailm, kus jah, et siin on toimumas muutused, nii nagu tegelikult igal poole, aga see on nagu huvitav. See on niisugune, ma ütleks, et see on nagu, kui me ikkagi lähme lõpuks tagasi, et miks me seda niimoodi teeme, siis siin ei ole niimoodi, et nagu ümberringi kõik teevad valesti ja nüüd me teeme kuidagi õigesti, aga lihtsalt meile endale meeldib seda nagu lahti harutada just niimoodi. Ja see on nagu, ma ütleks, et mul on nagu ideaalne töö, et mulle meeldivad filmid ja ma töötan siis režissööridega, just nende režissööridega, kes teevad siis neid filme, mis mulle väga meeldivad. Aga sinu põhitöö ongi siis praegu see kõik, on ju? Jah, et ma olen nagu, jah. Vot, ja siis nagu keeruline küsimus ka sulle, et aga kas sina siis nagu maksad endale palka, kui sa praegu töötad filmides või sa ootad jälle seda sissetulekut ja siis nagu umbes, kui tuleb miinus, siis sa nagu siis sa ei saa? Jaa, see on... Sul on 2 last, naine, kes küsib palju raha. Naine on ettevõtja. Ettevõtja, aga vene naine. Ja teada, sul on ka ju need vastutused ja mingid hirmud, et sa pead lastele mingid kommi ostma vähemalt. Sa saad, et issi siin nagu panustab ja võib-olla, kui see film läheb edukaks, siis me läheme Disneylandi. Aga kui ei ole, siis me korterid maha müüma. Ja, aga samas ma mõtlen, Georgi, et see on nagu minu jaoks ei ole see nagu väga erinev sellest, et kui ma näiteks siis 10 aastat tagasi olin Ameerikas või siis mul oli vahepeal veel selline periood, kus ma müüsin ülikondi. Sellised väga kalleid käsitsi tehtud ülikondi. Ülikondi, okei. Ja siis nii-öelda tegevjuhtidele selline nagu C-level tase, et minu klientuur oli Pariisis, Luksemburgis, Amsterdamis, Brüsselis ja siis oma elukaaslasega me olime nii-öelda selle ettevõttes nii-öelda esimesed Euroopas. Et siis põhimõtteliselt me olimegi siin siis 8-9 aastat tagasi või, et me olime Pariisis 2 aastat ja see jõuab täpselt samamoodi siin, et sul on 2 käed taskus, sul on arvuti, sul on idee, et nüüd mina olen nüüd see nii-öelda rätsep, kelle käest hakata ja seal on täpselt see, et seal ei olnud niimoodi, et jah, et okei, et seal on nagu, sul on vaja leida siis see viis, kuidas sa saad seda oma elamist rahastada, aga samas see on ikkagi nagu pigem selline laen, mille sa maksad tagasi ja sa ei saa seda kahjumit toota või kui sul on kahjum, siis sa pead kohe liikuma nagu edasi otsima viisi, kuidas sa seda saad toimima panna. Nii et nagu minu jaoks see nii-öelda filmidega tegelemine on tegelikult üsna sarnane, et see on hästi palju inimestega suhtlemist ja sul on vaja müüa filmi, sul on vaja müüa ideed, et ma nagu ei näe väga suurt erinevust, et nagu minu jaoks selline ebamugavustsoonis olemine, kus minu sissetulek ei ole kindel, kui sa seda küsid, siis see on nagu selline normaalne olukord. Okei. Räägi natuke Kratist veel, et see on siis juba kinos mõni aeg olnud. Ja kas sa saad üldse nagu avaldada muljed, et kuidas on siiamaani nagu olnud, et nagu mingid numbrid, et kas nagu pigem hästi või pigem vastupidi mitte hästi või kõik see pandeemia pärast või üldse, kuidas Krati võetakse kinos vastu siis? Väga hästi on võetud, et see on nagu huvitav, jah, me tegelikult täitsa ausalt ma nagu lõpptulemusi ei tea. Aga see veel käib? Ta peaks veel olema, jah. Ma olin nüüd siin 5 nädalat täiesti nagu tunnelis teise filmi võttega, aga ta peaks veel olema, jah, kinodes. Isiklikult väga ootan seda, et mis siis saab, kui ta jõuab nii-öelda, hetkel on ta Elisa Huubis ja siis 1. novembrist on ta siis enam-vähem saadaval kõikjal nii-öelda Telias, netikinos, Apollo TV-s. Et ma nagu vaataksin seda müügi poolt või neid tulemusi tegelikult natukene suuremalt kui ainult kinolevi. Nii et ma ütleks, et võib-olla siis järgmiseks suveks on selline, võiks nagu võtta nüüd kokku,
et millised need tulemused et olid. ütleme niimoodi, et igal platvormil, kus ta on, et mingisugune protsent tuleb ka teile edasi. Ja. See on tegelikult suht sarnane, et sul on siis nagu kino, võib-olla lihtsalt varasemalt oli see kinolevi oli lihtsalt, on olnud alati nagu see nii-öelda suur tükk, kus siis nii-öelda produktsioon siis teenib midagi. Eestis on see alati nii-öelda olnud nagu nii-öelda piiratud, on ju, eks, et selleks on see riiklik rahastus vajalik, sest seal on nagu ta on nii-öelda osa sellest, et meil on nii-öelda nagu turutõrge, et näiteks kui me võtame siis Eesti filmi ja nagu arutame selle üle, et kuidas Eesti film kasumisse võiks jõuda, siis see on suht võimatu, et kui meie kõigi aegade kõige edukam film, nii-öelda Tõde ja õigus, kõige vaadatum film siis on ju. Aga et kui sa nagu lööd numbrid kokku, siis sa saad aru, et see eelarve ja see kinotulu, et seal on veel päris suur vahe sees, et see on see põhjus, miks siis Eestis on vaja filme rahastada. Et nad ei saa nagu kasumisse ikkagi minna. Jaa, et meil ei ole lihtsalt sellist... Turg on väike. Jah, täpselt. Ja see nagu, need, kes seda vaatavad ja tarbivad, kes täiesti nagu Estonian product, on ju, nemad on siis eestlaste jaoks praegu veel, on ju, seepärast nagu me ei saagi nii palju kasumit, sest et film maksab nii palju, vaatajaid on nii palju ja kahjuks nemad need vaatajad ei katta nagu seda nagu kõike. Just. Meil on see lihtsalt oluline sellepärast, et kuna meil on nagu väärtus, iseseisvus ja see nagu võimalus siis ise otsustada, millal me tahame filmi teha, kellega me tahame filmi teha ja teha neid filme, mida me tahame teha, et siis meie jaoks on nii-öelda filmi tulupool on asi, mida me nagu peame väga pingsalt silmas. Samas ma usun, et see ei ole nagu väga erinev nagu kelleski teisest, aga meile veel rohkem huvitab siis see pool just, et tobe on võib-olla, meie jaoks tobe on lihtsalt oodata ainult seda, et siis keegi peab selle idee heaks kiitma, et sa saaksid filmi teha. Aga kui ma saan aru, kui riik toetab, siis riigile tagasi sa ei pea seda raha tagasi andma. Riik ei ole kui investor, ta lihtsalt on toetaja. Ja, Eestis on see niimoodi suures osas. Okay, see siis väga hea. Ja siis nagu Kultuuriministeerium otsustab seda nagu lõpuks. Meil on Rahandusministeerium, on Eesti Filmi Instituut, on siis see, kes valib Eestis filme. See on üks võimalus, kuidas siis saada oma filmi teostamiseks toetust. Aga Eestis on ka Kultuurkapital, mis siis jagab ka summasid erinevatele tegevustele kultuurivaldkonnas ja film on siis seal hulgas. Et kui me vaatame siis keskmise Eesti filmi rahastus skeemi, siis seal on, et sul on nagu produtsendi oma panus, sul on Eesti Filmi Instituut, päris suur tükk, sul on Kultuurkapital ja kui me nüüd räägime siis filmidest, nii-öelda eelarves, nagu kuidas normaalselt mujal maailmas või Euroopas tehakse, kus on ikkagi eelarved siin ikkagi rohkem kui miljon, et miljon on ikkagi nagu väikse eelarveline film, siis selline tavaline Eesti film on ikkagi ka nagu tal on olemas kaastootja kuskilt mujalt riigist samamoodi. Et päris selline pikk protsess, et nende filmi rahastuse kokkusaamine nagu reaalselt võibki võtta aega 3, 4, 5, 6, 7 aastat ja see on see koht, kus meie jaoks on nagu me oleme siis võib-olla liiga kannatamatud, et mitte, et see on nagu vale või halb moodus, et see on kindlasti nagu vajalik, aga meil on endale huvitavam teha seda teistmoodi ka. Tegelikult ongi asi selles, et head ongi sellised inimesed nagu sina, kes otsivadki seda raha, sest näiteks kui sa võtad mingi režissöör peab alati nagu mõtlema selle peale, nagu see jookseb nagu täiesti. See ei ole režissööri töö, jah. Ja see ongi hea, kui on olemas nagu tiim, aga veel natuke paar sõna kratis, et sulle endal nagu kratt meeldis, nagu kui objektiivselt sa vaatad niimoodi, super. Ja pigem kui kirjeldada seda kui žanr, see on niisugune nagu mingi horror, comedy või thriller, kuidas mis see on üldse? See on, jah. Rasmus on selle kohta väga hästi öelnud, et miks me peame sellele kogu aeg mingit pakendit ümber panema, et Rasmus režissöörina, ta lihtsalt, et kui ta hakkab nagu kirjutama, siis on ta on ikkagi niimoodi, et ta nagu ei mõtle, et ma tahan teha sellist žanrit või sellist tüüpi filmi, et tal on lihtsalt mingisugune visioon, mida ta tahab teha. Tema ei ole
tema režissöörina on sellepärast ka väga huvitav, et noh, üks hetk on sul lugu valmis, aga ta on ka tegelikult üsna metoodiline selle protsessiga, et nagu väga palju tema filmidest ikkagi sünnib veel uuesti võtteplatsil ja noh, et seal on jah, nagu nii-öelda selgroog on sama, aga et sellel hetkel keegi ei mõtle nagu žanri peale ja see on nii-öelda see siis, kuidas öelda, see on nagu Rasmus Omapära. Okay. Nii et ma ei oska öelda, jah, ma ei tea, ma jätaksin selle vastuse vastamata. Aga kuidas näiteks kuidas sinu üldse tööpäev kujuneb näiteks platsil, sa oled ju kohal, kui filmi võte käib, sa oled kohal. Nüüd me läheme nüüd siis nii-öelda tegelikult siis huvitav, et ma ei ole filmikoolis käinud, ma ei ole nagu produtsendiks õppinud. Ja see ongi hea. Ja, samas ma jään nagu hätta sellist, praegu nagu seletan sulle filmimaailma, kujutan ette, et kui keegi, kes on nagu päriselt nii-öelda filmi õppinud, siis siin on nagu mitu kohta, kus ta tahaks parandada. Siis ma annan talle lihtsalt liksi laksu. Ongi kõik, sest tegijad on siin ja kriitikud istuvad seal taga ja see ongi see asi, et selles mõttes, et siin ei tohi olla nagu häbelik, sest tead, ma tean nii palju inimesi, kes on nagu teoorias nii tugevad ja nii targad, aga nad on nii igavad ja ei ole midagi kuhugi läinud, et ära üldse nagu vaba, minul on, lähme siis Kratiga oli siis see, et lihtsalt nagu mõtleks, et nagu see nii-öelda ma võib-olla on hakanud tekkima arusaam produtsendi tööst alles nagu praegu ja ma arvan, et mingi mitme aasta pärast ma võib-olla vaatan seda veel teistmoodi, aga et kui kiitussõnad sulle, et vaata, kui selline asi on juba tehtud, nagu näiteks nagu Kratt ja sa oled selle asja nagu produtsent, siis see tulemus minu arust see loebki. Kui palju vaeva, ma olen filmin ise ka nii või naa, ma tean, kui palju vaeva see on ja see, et sa veel midagi ei tea ikkagi, see lõpptulemus, see lihtsalt, see on nii inspireeriv ja ta on nagu väga tublid ja seepärast, sa võid, iga inimene teeb oma tööd nii, nagu ta aru saab ja vahest ongi hea üksinda olla, vahest ongi hea nagu õppida, sest ma olen ka kiiresti nagu, ütlen, erinevas valdkonnas olnud ja vahest, kui ma teen mingi asja üksi, kui ma ei küsi kellegi nõu, kuidas nii, siis lõpuks tuleb välja, et mõne aja pärast nagu olen kaugem kui need inimesed, kes nagu varem alustasid ja kelle nõu ma tahaksingi küsida, sest tihti, kui sul ei ole enda visioon piisavalt tugev, siis tuleb mingi niisugune ütleme nii öelda kogenud tüüp ja siis ütleb, et kuule, tee nii ja siis hakkadki seda uskuma ja siis sul see omapära kaob ära. Seda ma tahtsin veel nagu seda mõtted rääkida, kui me võtame see Balti ja filmi meediakoolist ja üldse nagu nendest ülikoolidest, sest tegelikult väga suur küsimus on veel selles, et kas nad ikkagi nagu aitavad või nad ikka ei aita. Meie viimane film, mille võtteplatsilt millest tulin, on Balti filmi meediakooli õppejõuga tehtud, nii et ja meil oli seal väga palju BFM üliõpilasi platsil, nii et see on see selleks, aga et see nagu nii-öelda, kuidas öelda, algne motivatsioon on lihtsalt see, et lähed lihtsalt samm-sammult, hakkad elevanti sööma, kui nii-öelda Kratt sai tootmiseks raha, siis see oli meile üllatus, väga äge, nagu saamegi teha siis niimoodi ja Rasmus on tegelikult väga suurte kogemustega režissöör, aga kellel siis mingil põhjusel on lihtsalt mingisugune auk olnud siin peaaegu 10 aastat. Ma kuulasin mingit intervjuud temaga, tal oli mingi Buratino mingis Rasmuse niisugune nagu lühike lugu on siis see, et ta tegi nagu BFM-is lõputööna tegi siis selle oma nii-öelda filmi lühika Tulnukas, mille poolest on ta nagu tuntud täiesti ühele generatsioonile ja siis sellele järgnes kohe üks selline huvitav kogemus, ta tegi filmi Venemaal, selle filmi nimeks oli Buratino ja siis peale seda on olnud nagu tükk aega vaikus ja sellepärast ma ütlesingi, et meie jaoks oli see nagu selline jackpot, et sel hetkel, kui meie hakkasime vaatama ringi, et kellega nagu filmi võiks teha ja siis vaatad, et oot, mis asja, et Rasmus, kes tegi nagu Tulnuka, et ta ei olegi nüüd siin midagi teinud ja äge ja meil on tegelikult klapp olemas. Meil on samal päeval sünnipäev, et mõtleme väga sarnaselt, aga et kui see nagu tootmiseks läks, siis oli lihtsalt vaja, et okei, et mis siis nagu järgmiseks vaja on
Ja kes rohkem nagu kamandas, kas sina või tema? Kes nagu see on ikkagi, Rasmusega on väga selgelt, et see on nagu bänd, on ju, et sul on nagu bändi liikmed ja noh, võiks öelda, et siis tal oli nagu mingisugune bänd olemas. Ja tema oli frontman? Ta on, no kindlasti jah, ta on autor, on ju, aga et siis selles bändis oli puudu produtsent. Et ta oli kindlasti nagu põrgatanud erinevate Eesti produtsentidega, aga mingitel põhjustel, mida mina ei tea tegelikult ja väga nagu... Aga Kratt oli nagu tema poolt kirjutatud või? Tema poolt kirjutatud, on täielik tema fantaasiavili ja lihtsalt siis meie ütlesime, et kui me nägime seda väikest ühe leheküljelist kokkuvõtet, et mida ta nagu mõtleb, siis see tundus väga äge ja siis ta hakkas seda kirjutama, siis me saime toetuse ja siis kui tuli toetus, siis oli see, et nüüd on vaja seda hakata tootma. Nii et nagu see nagu produtsentidel on tegelikult siis ka nagu on erinevad produtsendid, et sel hetkel siis on juba nagu tegelikult tavaliselt on isegi see erinev inimene, et sul on siis tegev produtsent, produktsiooni manager. Ja siis Kratt on siis see filmile, kes on nagu Rahule, Rasmus on äge tüüp ja kõik need, ma usun, et sa leiad ju iga filmiga palju kontakte või tutvud paljude inimestega. See on ju ka niisugune huvitav osa ja siis sa juba tead, kellega nagu edasi seda koostööd teha, kes näitas ennast hästi, kes nagu mitte hästi. Ja kuidas üldse sina hindad, kui professionaalne üldse Eesti meeskond on, mis teil oli, et seal on ju palju inimesi, kes osa, seal on kindlasti mingi make-up artist, kes tegi seda, sul on mingi valgustaja, siis ma ei tea, kaameramees kindlasti, mingid assistendid, et palju üldse nagu teil võtta, platsil inimesi oli iga päev, keskmiselt, välja arvatud näitlejad. Ma ütleks, et see on selline, meie produktsioonid ei ole nagu tavaliselt väga suured, et meil ei ole selliseid tohutult busse ja asju, aga ma arvan, meil oli umbes 20-25 inimest keskmiselt võtta platsil. Kes ei olnud näitlejad, on ju, kes ei olnud näitlejad, jah, täpselt. 25 inimest, ma praegu lihtsalt mõtlen, et see on ikka päris tõsine, ikkagi. Jaa, aga see oligi võimalik sellepärast, et seal oligi see sai võimalikuks tänu sellele, et Eesti Filmi Instituut toetas seda. Ja iga inimene oli nagu vajalik. Et ei olnud nagu niisama, nagu me nagu chillime seal ja siis et iga inimene tegi oma tööd ja see tänu sellele vist, ma saan aru, et töö läkski nagu sujuvalt ja hästi. Nüüd ma tulengi, et nagu see ongi see bänd, et siin ongi see, et mina neid inimesi varem ei tundnud, seal olid nagu väga, enamus nendest oli ikkagi keegi, kellega Rasmus on siin-seal asju teinud, need, kellega ta on tahtnud koos tööd teha ja et kui Rasmus hakkab tegema oma enda täispikka filmi, siis need enamik neist nagu hea meelega tulevad ja tulid ja ma arvan, et mina olen väga rahul, et see on nagu bänd, kellel tuleb varsti järgmine lugu välja. Ja uus album, uus film, me töötame juba järgmise filmiga. Aga kui me liigume kiiresti selle fakti juurde, et see Kiik, Kirves ja igavese armastuse puu on siis tehtud poiste poolt, on ju poisid mehed, kes on siis ammu teinud igasuguseid lühifilme ja videoklippe ja siis sina ütlesid, et siis sa ütlesid seda ka, ma tsiteerin, et ma olen kindel, et selle 3 aasta pikkuse protsessiga, mida nad seda filmi teinud, on nad õppinud rohkem, kui BFM oleks neile andnud. Ja ma olen ka nagu selles mõttes väga... see on selline natukene võib-olla liiga teravalt või otseselt, aga seal on tegelikult see, et meie ikkagi, et see on nagu kogemuste põhine õppimine ja et selles mõttes me panime neid küll fakti, et mis te nende lühikatega nagu toksite, et teeme täispika filmi ja see on see, mis ma ütlesin ennem ka, et kui meil on autor, võib-olla 1 inimest, 2-3 inimest, et siis ma ootan väga huviga näiteks Meeli ja Urmeti siis. See on nüüd nende esimene täispikk film, aga ütleme, et minu jaoks on väga huvitav näiteks, et milline on nende 3. film. Ja tahaksingi ütelda, et näiteks üldse huvitav on see, et nad sinna sisse ei astunud ja siis me peamegi järgmist intervjuud tegema siis BFM-is, ma ei tea, seal juhatusega. Nad said järgmisel aastal EKA-sse sisse kõik. EKA, mis on EKA? Eesti Kunstiakadeemia. Okei. Tegelikult, ja siis küsida, et kuulge, miks nagu ei saanud. Aga see ongi see asi, vaata, et üldse need kõik need ülikoolid, just nagu kui me räägime kunstist, on üks väga tuntud dokumentalist Vitali Manskis on üks Vene dokumentaalkino režissöör, kes on praegu selle Ameerika American Kino Academy vist jah, selle nagu üks liige, kes nagu siis hääletab,
kes nagu võidab Oscari, kes ei võida, üks nendest 10 000, neil on päris palju. Tema kusjuures on venelane ja elab praegu Lätis, kusjuures, et seal on ohutum. Niimoodi praegu, sest ta on nagu jälle selle Venemaa poliitilisele võimu praegu nagu vastane, talle see asi ei meeldi, kusjuures ta on omal ajal teinud 2000. aastal tegi filmi Putinist. Et kui nagu 1 aastat olnud, siis ta sõitis temaga ja väga põnev ja 16 aastat hiljem ta tegi filmi, mis oli nagu nimi Putini tunnistajad, kus siis ta võttis kõik need musta materjali, mis tollal ei läinud sisse ja siis ta tegi nagu kokkuvõtte tagantjärgi, et siis mida Putin ütles, et tuleb ja mis siis tegelikult sai, mis inimesed olid Putini ümber see aeg, 2000. aastal ja mis inimesed on praegu jäänud. Ja nagu väga-väga huvitav kokkuvõte ja ta on ka kõva mees. Ja siis tema ütles ka, et tema õppis kuskil seal VGIK, see on üks nagu suurtematest ülikoolidest Venemaal, VGIK. Ja siis ta rääkis, et kui ma astusin sisse, siis ma kohtusin niisugused inimesi, kes olid täiesti nagu oma visiooniga, nagu täiesti, nagu kes nägid seda maailma omamoodi ja nii edasi, nii edasi. Ja siis nad ütles, et kui nad lõpetasid koos, siis umbes, et see visioon kadus. Õpetati nagu standardselt teha asja, filmida, screenplay ja siis ta ütles, et see nagu see võlu, see omapärasus, ta lihtsalt nagu kadus ära. Ja see pool mõtlengi, et sellest poolest ma tahangi ütelda, et alati, kui me räägime, võtame mingit kunsti, siis see ongi väga keeruline küsimus, et kui hästi siin tegelikult keegi suudab nagu õppida nagu ennast nagu väljendada. Ja selles mõttes võib olla natuke inspireerida inimesi, et kui te ei saanud BFM-i sisse, siis näed, inimesed ikkagi tegid oma täispikka filmi, kes sinna ei saanud ja siis varsti tuleb siis välja. Ja siis, et see ei ole lõpp veel, see ei ole lõpp või võib-olla... Meie usume, et see ei ole lõpp. Ja, see on võib-olla algus ja aga läheme kohe edasi, tahaksin küsida, et tahaksin sinuga kokku saada ju päris pikalt ja siis ütles, et kuule, mul terve augustikuu on filmimine ja saame kokku siis septembris. Ja küsimus ongi selles, et mida siis augustis tegid? Tegime sellist ägedat filmi, mis on praegu nagu tegemisel või nagu selle tootmisega seotud tegevused, et Miguel Janso, kes on siis BFM-is õppejõud ja siis tema 3. täispikk mängufilm Igavene suvi. Sa nagu promotad, nagu see on nagu mingi Christopher Nolan. No selles mõttes, et me töötame ägedate tüüpidega. Ei, see on väga hea, kui see niimoodi on. Aga see on näiteks see on nagu näide sellisest režissöörist jälle, kes ei ole mitte kunagi saanud riiklikku toetust. Ja ta on tegelikult Hispaaniast pärit, elas väga pikalt Etioopias. Hetkel on ta nüüd nimetanud teda kodustatud hispaanlaseks, et tal on Eesti elukaaslane, ka produtsent. Ja nüüd ta elab Tallinnas ja lihtsalt jällegi see on lihtsalt jällegi, et see sama hetk, kus me hakkasime ringi vaatama, kellega filmi teha, siis see oli nagu üks nimi, kes meie jaoks nagu välja koorus. Me oleme temaga põrgatanud ideid, kirjutanud stsenaariumi, oleme seda arendanud, sellega töötanud. Nüüd on siis nii-öelda võtteperiood on alanud, tootmine on alanud ja. Aga mida ta õpetab BFM-is lihtsalt huvi pärast? Õpetabki filmi tegemist. Nagu režissuuri? Tead, me on vastuse võlgu. Okay. Aga näiteks võtteplatsil või nii-öelda kaasatud oli ikkagi väga palju tema nagu õpilasi, praktikantid. Aga tema on siis juba nagu vanem inimene või kui vanad on? Tead, ma ei ole üldse kunagi nagu vanusega nii väga kursis. Ma arvan, et on sama vana kui mina. Umbes 40. Jah, selline varajane. Ja kas see film, mida te just tegite, kas on ka nagu, üldse tohib nagu rääkida, millest see on? Ja ikka. See on siis ulmetriller. Selline... Mis on filmitud Eestis siis? Kuidas? Mis on filmitud Eestis? Jah. Võimas, nagu ulmetriller, mis on filmitud Eestis, siis on ometi juba saavutas tegelikult. Ja. See on tema stiil. See on siis ulmetriller, et ma kuidagi nagu paigutaks seda kuskile nii-öelda siuke film nagu Jaws ja Twin Peaks. Mingisugune segu sellest, et siis nii-öelda teismelised tüdrukud suvel katsetavad ühte tutvumisrakendust ja
ja siis sellest tutvumisrakendusest nii-öelda selle nagu taga siis ilmnevad mingisugused tumedamad jõud ja siis filmi käigus me siis näeme, kuidas nii-öelda seal juba sekkub Interpol ja Eesti politsei ja mis sellest kõigest lõpuks saab, seda peab siis tulema kinno vaatama 2023 aastal. Okei, ja siis tahaksin midagi küsida, aga jah, see tuleb ka siis nagu päris, see on praegu nagu ära filmitud ja nüüd nagu tootmises. Ma ütleks see niimoodi, et ta on nagu veel keset tootmist meil ja seal on siis, selles filmis on nii-öelda järeltootlusprotsess on kindlasti nagu suurem või pikem, et meie jaoks on nagu, see on selles mõttes meie jaoks väga huvitav projekt, et meil on seal kaastootja USA-st ja me otsime veel kaastootjaid Euroopast ja ütleks, et see on nagu protsess poole peal, aga praegu ütleks lihtsalt, et jah, et väga huvitav režissöör, väga huvitav lugu, ulme triller, kindlasti film, mida sellist filmi ei ole võib-olla Eestis varem tehtud. Aga kas see on, sa vastab ka sinu sellele kriteeriumile, et see on nagu kiire ja mis see teine sõna oli? See on kiire, lõbus ja huvitava visiooniga. See on kõik jälle nii suhteline, on ju, aga et see nagu... Kiire küsimus, kui näiteks sa võtad mingisuguse jälle, lihtsalt Christopher Nolan on üks mu lemmikutest režissööridest ja ma ei saa ütelda, et näiteks Tenet mulle meeldis kõige rohkem tema filmides, ausalt, kuigi see on filmid tees, siis mu lapsele väga meeldib vaadata seda sama teed mille mööda me läksime lasteaeda ja nüüd on mingi filmis ja nagu äge, see on nagu äge, aga ikkagi jah, ja näiteks, aga kui me võtame näiteks Inceptionit, teate ma filmi Inception või siis Interstellar, kas see vastab nagu sellele, kas sellest filmist võiks ütelda, et see on kiire ja lõbus ja niisugune... See on niimoodi, et seal nagu, kui sa sel hetkel, kui sa ikkagi seda lugu loed või vaatad, siis ma nagu ei kontrolli, et kas see on kiire või kas see on lõbus, et kui see on mulle huvitav, kui see on Rainile huvitav, kui me mõtleme selle režissööriga nagu sarnaselt, et kui me oleme valmis seda tegema ükskõik mis, ükskõik kuidas, siis meie jaoks on nagu need pigem olulised kriteeriumid ja kuna nüüd on investeerimisfondiga on siis ka vajalik nii-öelda põhjendada neid valikuid investoritele, siis seal on nagu mingisugune projekteerimine, et mis selle filmi nii-öelda käekäik võiks olla. Super, veel paar rasket küsimus või suuremad, laiemad ja siis on juba kerged küsimus ja ongi kõik. Okay. Ja siis ma tahaksin küsida, et vaata minu arust, jälle, vaata, ma olen väga uhke, et ma olen vene kultuuriga inimene üldse, ma olen vene inimene, ma seda promon igal pool, et tegelikult vene kultuur on uhke, suure ajalooga, palju huvitavaid tegijaid, nii ma ei tea, kirjanduses, kunstnikud, filmitegevuses, näiteks kas või see Tarkovski on ju, kes meil tegi siin Stalkerit vähe, kes teab, aga osa selles filmis olid filmide teestis, mis on nagu tegelikult mis on nagu kõikide, ma ei tea, kinoajaloolaste kriitikute poolt, ma ei tea, filmitegelaste poolt, see on nagu üks niisugune ajalooline film üldse nagu see on tehtud Eestis, et selles mõttes, et muidugi on, ma alati ise kritiseerin ka palju venelasi, kes käituvad nagu ebaviisakalt, nagu ropendad, siis mõtlengi, et kuulge, et sellepärast Eesti inimesed arvavadki meist, et me olemegi sellised, kui te niimoodi käitate. Aga samas on väga suur nagu visioon ja inspiratsioon ja just nagu vene kultuurist ja ma uurin seda edasi ja siis, ja kui ma võtan näiteks Eesti filme, siis need on nagu kõik tehtud nagu hästi, aga ma arvan, et on puudu selline tõsine dramaturgia võib-olla, kui see on niisugune see draama element, et kõik Eesti filmid, nii või head filmid, on niisugused lõbusad, nagu sa ütlesid, niisugused nagu põnevad, saab nalja, mingisugune ootamatu värk juhtub ja nii edasi, aga puudu on see nagu see dramaturgia ja võib-olla see Tõde ja õigus võib-olla, miks see oli niisugune hea film, oligi see, et see, Tammsaare kirjutaski sellise, kui sa tead, kuidas ta kirjutas seda raamatust, tahtis teha midagi niisugust nagu Eesti eepost või siis niisugust nagu Lev Tolstoi tegi seda nagu Vaina ja Mir, et see on nagu War and Peace. Tammsaare tahtis teha midagi sellist ja ta kirjutas seda päris pikalt ja seal ongi see draama sees, et kui nagu seda vaadata seda filmi, et kui see suhed, kuidas inimene nagu suhe üldse elule muutub teisele asjadele, see on nagu äge. Ja ma tunnen, et Eesti filmides on, see on nagu puudu, et see, kusjuures see mandariinides
See asi oli seal sees olemas. No, Mandariin ei ole nagu päris Eesti, nagu lõpuni Eesti film, aga ikkagi seal on Eesti inimesed osalenud ja ma usun, et võt seda asja oleks nagu vaja sinna sisse panna, et ma usun, et see draama, see teebki just nagu seda filmi, see saabki teha seda filmi nagu rahvusvaheliseks. Ja tegi inimene, kes vaatab sinna, et see nagu resoneerib temaga. Et jaa, kuule, see on selline asi, nagu, mida ma olen nagu läbi elanud, et see on nagu päris äge. Näiteks, miks nagu, kui sa tead, kes on Andrei Zvjagintsev, no, üks praegu välismaailmas on nagu režissöör number 1, Vene režissöör number 1, tal oli etapp, kus oli üks film Oscarile nomineeritud kui päris välismaa film, siis oli paus 1 aasta, ta ei teinud filmi, siis järgmine film kohe oli ka nomineeritud. Selles mõttes, et nagu nii tihedalt pole vist ükski nagu režissöör nomineeritud Oscarile kui tema. Ja tema asi ongi selles, et tema panebki sinna see, võib-olla isegi liiga palju draamat sisse. Ja aga see leiab mingisugust nagu feedbacki inimestelt niimoodi, et ma ei tea, mingi Angelina Jolie ja Brad Pitt, kui nad olid veel koos elasid, nad palusid selle Aleksandr Rodnjanski, kes oli selle filmi produtsent, et ta korraldaks neile mingi privaat läbivaatamist selle režissööriga Zvjagintseviga, kes siis nagu räägiks neile nagu sügavalt, mida ta mõtleb, mida tahab nagu ütelda. Ja ma usun, et seda oleks nagu vaja lisada ja siis ma usun, et see oleks niisugune lõplik element, et oleks see üks film, mis nagu läheks täiesti tippu ja siis kõik hakkaks räägima, aga see Eesti film, aga võt see on nagu midagi sellist. Vaata, see on tegelikult, see on huvitav, see on, ma ei tea, tegelikult on Eesti venelastega võib öelda, et siin on sellised erinevad inforuumid, et kui palju sa Eesti filme nagu vaadanud oled, aga minu jaoks on pigem nagu selline stereotüüpne nali, et sellised aeglased, dramaatilised Eesti filmid nagu rohkem levinud, et praegu ma ütleks, et Eesti film on nagu väga kirev ja väga palju põnevaid nagu filmitegijaid on ja et ma nagu ise ei tahaks kuidagi nagu lahterdada ja lõpuks see taandub tegelikult, see on nagu maitse asi on ju, et ma ei takerduks ka sellesse, et me teeme kiireid ja lõbusaid filme, vaid et lõpuks on see nii-öelda autori visioon ja aga et tendents meie puhul on see, et see on nagu nii-öelda need meie eeskujud on siis kuidagi nagu rohkem nagu sealt kohast. Aga ma usun, et me kindlasti koos jõuame sinna ja ma usun, et jah, et siin on olemas mõned inimesed ka, kellel on ka soovi seda teha. Jah, natuke aega võib-olla veel peab nagu ootama, aga tahaksin küsida nüüd niisugused kiired küsimused. Kuna sa oled juba teinud, tõesti, mida me siin valetame või ei ole midagi salata, nagu filme tipptasemel siin Eestis. Aitäh! Ja neid on tõesti, kui sa vaatad neid filme, mida te olete teinud, sa ei saa ütelda, see on mingi ainuke pretensioon võib olla mingi sisu poolest, et võiks olla nagu sügavam, aga kui sa võtad tehnilist poolt, siis on ju tõesti nagu tipptasemel. See on selline, et jah, ma praegu võib-olla siis ütleks, et sa oled, et võib-olla nagu tavavaatajal, on ju. Et ma usun, et kui me räägime nagu professionaalidest, siis kindlasti on nagu kriitikat ka võimalik teha. See on huvitav ka, et meil näiteks on, kui ma nagu mõtlen praegu meie enda režissööride peale, kellega me koos töötame, et siis ma ei ütleks, et need režissöörid on nagu üksteise filmide nagu fännid või, et nagu see film, mida Rasmus teeks, see oleks see, mida Miguel teeks, see, mida Rain teeks, et on tegelikult kõik väga vaata, aga ma võtan pigem seda kiiresti, et kui palju filme üldse Eesti filme kinos käib, ei ole ju palju, et kogu aeg on mingi Eesti film. Praegu ma isegi vaidleks sellele ka vastu. Minu arvates on nagu, et see võib-olla jah, et ütleme 10 aastat tagasi oli kindlasti vähe, praegu ma ütleks võib-olla rohkem, aga jah. No ikkagi ei ole ju niimoodi, vaata üks Eesti film lõpeb, teine Eesti film algab niimoodi kohe. Seda ei ole isegi praegu. Ja seepärast, kui sul on mitu filmi, siin on nagu Californiaga käinud kinos,
See vähemalt juba ütleb, et noh, et see film, mida sa tegid ja mis ei ole nagu kinnine nagu ühekordne nagu läbivaatamine või see nagu massiline läbivaatamine, noh, seda ma mõtlegi, see on juba tipptase. Kui sul on selline film, mida inimesed on nõus vaatama, nagu jälle selle tagasi selle BMW ja Apple'i juurde. Tead, et kui inimesed ostavad seda mitte ühe iPhone'i või nagu nad ostavad kogu aeg, mitte ühte BMW-d, nad ostavad nagu neid sammu juurde ja kui nad inimesed käivad kinos samamoodi, siis nojah, siis see tähendabki, et see ongi nagu professionaalselt tipptase, sest kui keegi ei soovitakski filmi, mis oleks nagu jamas ja tehtud. Ja selles mõttes, et on olemas õige, ma ei tea, kogenud või mingid paremad, raskemad, keerulisemad filmid, ma usun, et on. Aga see selleks, et jah, seepärast tahaksingi sult küsida, et kes on sinu arust praegu, noh, vaata, kuna ma vaatan viimased 10 aastat juba Oscarid ja siis vaatame, kes on võitnud ja nii edasi. Niisugune väikene Oscari niisugune nagu nominatsioonide niisugune küsitlus, aga niisugune Eesti tasemel. Et kes on sinu arust niisugune Eestil praegu kõige parem kaameramees? Sinu arust, kellega sa oled üldse koostööd teinud, et kes sa näed nagu tubli? Väga raske kommenteerida teisi, kellega me ole koos. Aga oota, räägi, kes võib-olla siin nagu, sinu jaoks nagu avaldas seda mulle, et see tüüp ikka oskab oma asja. No, Mart Daniel on kindlasti selline nimi, mõtleks Eestis. Ja sa oled temaga koostööd teinud? Ei ole. Aga näiteks, mis on veel? Ma arvan, et ma nimetaks kindlasti alati meie enda operaatorid, et Jaak Kourull, Ants Tammik, Mart Ratassepp, keegi, kellega me võib-olla teeme koos. Et see on selline, see on nagu, kuidas öelda, tegelikult nagu mõnes mõttes olen nagu väga oma enda mätta otsas, et sa nagu tunned väga hästi neid inimesi, kellega sa koos töötad ja nendega on sul kogemus olemas ja sa tahad nendega koos edasi teha, see ei tähenda seda, et nagu kellegi teisega kunagi ei peaks, aga jah, et pedestaalile on nagu keeruline panna, aga ütleks, et Mart Daniel on kindlasti autoriteet. Okei, ja ta on mingi häid filme teinud vabas? On. Nagu Eesti oma või rahvusvahelisi ka? Mõlemaid, jah. Okei, peaks nagu vaatama, tõesti. Vaata tema uut filmi, mis varsti nüüd... Okei, see ongi see asi, et mul on ka nagu huvitav midagi sinu käest küsida, sest mul on alati mingi Vene või mingi Euroopa tema uus film ongi nii-öelda Eesti-Vene koostöö. Okei, ma tean selles filmis küll, aga okei, väga põnev. Sest vaata, kunagi on üks mu lemmikbändides on selline Inglismaa bänd nagu Oasis ja siis Aleksil meie kaameramehele ka ja siis kunagi, kui nad tuli selline lugu nagu Wonderwall välja 1995. aastal, siis see tegi nendes nagu maailma ühe suurima nagu bändidest, siis kõik see rock-line oli nagu allpool läinud, see klassikaline rock nagu Guns N' Roses ja muud niisugused ja siis nad tuli nagu see Britpop läks nagu üles ja siis ta oli väga hea niisugune fraas, et ja siis ta kõik tal ütles, et me oleme nagu kõige kõvem bänd maailmas. Need on ägedad tüübid. Ja siis nad ütlesid, et ja siis ta pärast kommenteeris, ei no muidugi me ei olnud nagu kõige kõvem bänd maailmas, aga kui me kogu aeg sellest ütleme, siis pooled hakkavad uskuma. Ja siis võib-olla siin ongi see asi, et tead, kui sa nagu kiidad neid inimesi, kellega sa koostööd teed, selles ei ole nagu midagi halba. Et võib-olla saad rohkem tellimusi, veel midagi. Niimoodi peabki, kui sa tõesti nagu usud nendesse. Ja mõtlen, et see tegelikult ei ole nagu sellest, et ma tahaks kuidagi neid nagu kiita või suruda, aga et väga raske on nagu peale seda, kui sa oled nii-öelda mingisuguse kadalipu läbi teinud ja sulle endale meeldib, mulle meeldib see, mida nad teinud on, siis... See ongi kõige tähtsam. Tead, üks asi veel, mida ma tahaksin ütelda, mis mul väga praegu tahaksin nagu resoneerida sinu selle sõnaga, et vaata, ma olen üldse nagu rockmuusiku perest ja ma olen ise üles kasvanud rockmuusika nagu taustal ja siis on selline bänd nagu Guns N' Roses, kes just ka. Ja siis mul nii meeldis üks fraas, mida üks kitarist ütles, Gilby Clark, kes oli natuke hiljem. Ta ütles, et küsiti, et miks enam ei ole üks rockbände, mis olid kunagi. Sest ta ütles, et vaadake, et kui meie tegime muusikat, siis meid üldse ei kotinud fännid ega keegi. Siis oli meid kotis ainult see muusika, mida me tegime. Ja see, kui see veel meeldis kellegile, see oli nagu topelt hea. Aga täna on selline asi, et vastupidi, et inimene hakkab muusika tegema mingisuguse nagu päringu järgi, et mis oleks nagu moodne ja nagu teeb. Ja selles mõttes see individuaalsus tänu sellele üldse kaob ära, et inimene ei tee seda, mida nagu ta tahaks teha, või ta nagu väga loodab selle üle,
et see asi meeldib teistele. No võtame mingi Eurovisiooni asja. Iga Eurovisiooni võitja, 99% nendest nagu paar kuud kuulsad peale võitu ja siis kõik elu lõpuni kaod ära. Lihtsalt elu lõpuni. Samas on neid selliseid muusikuid ka, ma mõtleks, et jällegi, ma tahaks kohe vastu vaielda, et tegelikult on nagu, et see nii-öelda, kui me räägime nagu loomeprotsessist või siis nagu ei, muidugi, ma saan aru, mida sa mõtled, et sa nagu, aga ikkagi aga kindlasti domineeriv või nagu rohkem on nagu pedestaalil ikkagi oma käekirjaga seda ja nagu muidugi kui sa võtad näiteks Queeni isegi, nad kogu aeg eksperimenteerisid soundiga, praegu on see sound nagu moodne, teeme niimoodi. Muidugi nad tahaks olla nagu koos, aga ikkagi nad tegid seda oma moodi ja need oli alguses juba nagu oma käekiri olemas. Minu jaoks näiteks produtseerimise juures või selle filmi tegemise juures ongi, et miks on nagu väga äge režissööridega koos töötada, et see tegelikult minu jaoks on see nagu ülesanne siis nendele auditooriumi tekitamine, kujundamine ja see nagu probleem, mida ma lahendan, on siis see, et see auditoorium ei oleks ainult Eestis, vaid ta oleks ka kuskil nii-öelda mujal väljapool. Et see on samamoodi, aga et selle aluseks on ikkagi see, et sa pead tegema midagi huvitavat, huvitav mulle, huvitav sellele inimesele ja see on tegelikult selline koht, kus seal on midagi maagilist, et sa ei saa seda nagu tekitada kuidagi kunstlikult või tehislikult. Kuigi see võib-olla mõnikord see võib väljapoole paista niimoodi, aga et see nii-öelda oluline on see motivatsioon või inspiratsioon, mis seal alguses on. Absoluutselt. Nii, aga kui me võtame üldse nagu terve kinoajalugu, terved maailma, kes oleks kas sa saad nimedada ühte või sa võid mitmeid nimedada su lemmike nagu režissööre? Aimasin, et sa küsid seda ka, et mul on, see on nagu jälle väga selline, et ma olen nagu vaadanud palju filme, aga kindlasti mitte ka väga palju filme näinud, et ma olen nagu mõnes mõttes oma enda ajastu laps, on niisugune 90-ndate tüüp, et kui ma kunagi tekkis selline koht, kus Eestis hakati stuudiofilme levitama ja siis kuidagi nagu sattus sinna sellesse väiksesse maakolkasse, kus ma pärit olen, ühe aasta jooksul käisid kõik stuudiofilmid läbi, et siis sealt see nagu need kiiksud hakkama said, aga et siin on see, et see film, mida sa siis nägid, see, mis sulle praegu siis mõju avaldas, et mul on nagu mingid väga selged pildid sellest, et näiteks mida ma tundsin mingit filme nähes. Aga et ma ei tea, mõtleks, et ma olen nagu täielikult väga suur osade Coeni vendade filmide fänn. Et mõtleks, et Big Lebowski on nagu selline film, mida ma olen just nagu mõtleksin viimase 5 aasta jooksul ikkagi nagu lihtsalt huvi pärast vaatan väga mitu. Kas sa oleksid õnnelik, kui keegi tuleks ja sa näeksid, et keegi suudaks teha midagi sarnast, näiteks nagu Coeni vennad siin Eestis? Samas, see on see, et kui mulle midagi meeldib, siis ma tõenäoliselt alateadlikult otsin seda kogu aeg ja siis üritad seda nagu näha, aga see on nagu tantsrežissööriga, et see ei saa olla see, et sa nagu surud kedagi kuskile peale. Kui ma olin noorem, siis mulle meeldisid väga Tom Tykveri filmid. Ongi nii või? Saksa režissööri omad. Huvitav on see, et ma tegin ju ühte podcasti just sellest filmist Cloud Atlas, kus ta tegi siis juba õedega, Wachowski tegi seda filmi, mis oli ja siis ma avastasin ka, nad tegid koos ja üks kiire asi oli see, et kas on võib-olla siiamaani võib-olla või mitte, aga tollal hetkel, kui ta välja tuli, see oli kõige suurem, kõige kallim iseseisev film. Mul endal on nagu temaga just see, tema veel varasemad, et seal on see Loolajooks, Taevas, et need on nagu, seal oli mingisugune 2-3-4 filmi, mis ma lihtsalt ahmisin sel hetkel, aga sealt edasi me ei ole tegelikult väga nagu, et seal on nagu need maitsed on siis nagu muutunud. Ja siis muidugi klassika, et nagu Tarantino on minu arvates selline universaalne loo jutustaja. Sulle meeldib Tarantino? Väga, jah. Et ma arvan, et nagu hetkel nagu paneks need ebahuvit klišeed, et Tarantino ja Coenid on siis need, kes on siis teinud mingid et Coenite puhul ka, et kõiki filme ma kindlasti niimoodi hinda, aga
Big Lebowski ja Fargo on nagu minu jaoks sellised Fargo järgi on tegelikult mingi sari ju ka. Jaa, mis ma täiega, see on võib-olla, et ma tegelikult ei vaata üldse sarjasid, aga see on üks sari, mida ma olen nii-öelda siis vaadanud lihtsalt jutti ära ja ma nagu soovitan vaadata. Sa oled teine inimene mul siin lähiminevikus või olevikus, kes praegu räägib sellest sarjas, et see on väga hea. No see on sellepärast, et ma olen lihtsalt selle filmi nagu see, et kui ma lihtsalt, see on nagu, et kui sul on võimalik seda filmi, kui sa oled seda filmi mitu korda vaadanud ja siis sa näed, et mis asja, et sul on sa saad vaadata nüüd 10 tundi, võid seda filmi veel vaadata, et siis see on hea, aga näiteks ma tean, et sa just hiljuti õnnestus vaadata, see viimane oli vist 4. hooaeg, aga nüüd ta juba tundub, et nüüd on ta nagu, minu jaoks on natuke liiga stiliseeritud, aga just need esimesed 2 hooaega on, esimesed 3 hooaega tegelikult on kõik, mis ma täiega nautisin seda. Üks natuke keerulisem küsimus, mis ma tahtsin veel küsida, on see, et mis sa arvad, kui tähtis on täna? Ja ma näen, et sa teed seda tööd väga hästi. Aga ma tahangi küsida veel, kui tähtis on täna turundada seda filmi, mida sa oled teinud? See ongi see nii-öelda kood, mida me üritame lahti häkkida. Et ma arvan, et me oleme praegu ajal, me elame siis ajastul, kus kunagi varem pole nii palju filme toodetud, kunagi varem pole filmide tootmine olnud võimalik nii paljudele, et kui me mõtleme nii-öelda 20-30 aastat tagasi, siis sul oli vaja tohutult palju tehnikat ja filmirulli, et selleks, et üldse nagu saada kuskile. Nüüd hetkel on siis see, et sa võid tegelikult sina ja mina, et kui me tahame, siis me otsustame, hakkame tegema ja ainukene nüüd see viis ongi, et kuidas seda filmi turundada. Et minu arvates see ongi see küsimus, millega kogu see filmitööstus praegu tegeleb ja kus kohas siis toimuvad muutused ja tahaks nagu näha, mis siis saab. Ütleme nii, et tänapäeval ei piisa sellest, kui sa tegid hea filmi ja ongi kõik. Et turundus peab ikka olema taga ja sellest peab ja kui naljakas oli see, et ma just vaatasin siin tütrega üle just Teneti, siis jälle ma alati nagu loen midagi uut või filmist ja siis kuidagi seal klõpsasin Wikipeedias, siis klõpsasin sinna Batmani, kui ta tegi selle Batmani triloogiat. Ja siis meil nagu oli hämmastanud, et üteldi, et mingi kui see esimene film tuli välja sellest triloogias, mingi reklaami peale raisati $100 miljonit. See on võtta see, mille pärast nagu meil on stuudiofilmid, et see tegelikult, see ongi selle pärast, et seda lihtsalt nii-öelda klassikaline stuudiofilm on ikkagi, et eelarve ja turunduseelarve on enam-vähem samades proportsioonides. Ja siis, kui me räägime nagu, et need samad numbrid, mis me siin enne oleme rääkinud, siis need käärid nagu turunduseelarve ja tootmiseelarve vahel on lihtsalt täiesti teistsugustes proportsioonides. Ehk siis sellepärast võibki öelda, et miks me ei ole näinud väga palju häid filme, on lihtsalt sellepärast, et me oleme nii-öelda kinni makstud. Jah, aga teine asja on ikkagi see, et tõesti, et see nagu see niisugune kitsas koridor, see tegelikult paneb kõiki proovile ja mitte ainult kõige andekamad, vaid ka, ma ei tea, kõige süsteemsamad võib-olla need inimesed, kes lõpuni usuvad endasse, nad jõuavadki sinna, sest tegelikult ühes audiosarjas, mida ma kirjutasin ühe selle ettevõtte jaoks, mis ei ole veel väljas, võib-olla ei tulegi kunagi, ma kirjutasin, üks osa oli mul sellest Christopher Nolanist, kuidas üldse alustas, analüüsisin seda ja ta alustas suht üksi. Selles mõttes ta alustas kasutades ainult neid võimalusi, mis tal oli. Ta ei et see oli täiesti nagu, ja kui sa vaatad, kuidas tema alustas ja kuhu ta jõudis, siis sa saad aru, et igaüks tegelikult, kes tahab tegeleda filmidega, ta võib teha täpselt läbida sama teekonda, seal on mitte midagi erilist väljaspoolt seda, et ta väga tahtis ja tal oli nagu väga kreatiivne nagu kreatiivsed stsenaariumid pärast hakkasid tulema. Ja sa saad aru, et ja kui sa võtad mingisuguse kas või Teneti eelarve või mingi muu selle suure Inceptioni eelarve ja vaatad, kuhu ta jõudis, kust ta alustas, mismoodi, siis sa saad aru, et tegelikult kõik on võimalik. Muidugi palju asju peab nagu saad aru, nagu olema õigel ajal õiges kohas, aga ma usun, nagu üks teine inimene, keda ma intervjueerisin, tõdes, et tegijatega juhtub. Ja ma usun, et see on õige asi. Jah, see on see on nagu müügis ka, et see nii-öelda pool võitu on lihtsalt see, et sa oled kohal.
ja sa juba nimetasid, et võib-olla üks su lemmikfilmides oleks see nagu Big Lebowski on ju selle Coeni vennade oma, võib-olla midagi veel, mis sulle meeldib, sa ütlesid veel üks film. Fargo. Big Lebowski. Jah. No kolmas ütle veel nagu. Veel. Neilt või? Ma mõtleks tegelikult ikkagi siis, mõtleks, et mõtlen, mis ma siin tuleb nüüd niimoodi kiiresti, nagu ikka, et alati tuleb meelde täpselt siis, kui kui ma mõtlen selle peale, et mis on nagu Alex Garland äkki. Seda ma isegi ei tea. Tema nii-öelda, see on nüüd sellepärast siis, et ta on nagu kirjutanud nii-öelda kirjutaja, kes on siis režissööriks kasvanud. Et soovitan. Aga muidugi siis klassikalised, aga ma tõesti ütleks, et ma nagu naudin nagu täiega, minu jaoks on nagu hea film või siis mul on mingisugused filmid, mida mulle lihtsalt meeldib vaadata nagu üle ja üle ja üle ja Quentin Tarantino on nagu üks, et Aga mis on su lemmik Tarantino film võib-olla, saab niimoodi valida või on kõik on nagu enam-vähem lemmikud? Jaa, see western nimi läks meelest ära. Hateful Eight. Hateful Eight. Sulle meeldis see on? Täiega meeldis. Sest nagu paljud ütlevad, et just see film oli selline umbes nagu. Ja, paljud ja niisugused, väga võimas. Aga Django ja Django on ka mulle väga meeldib. See Inglourious Bastards. Sul on nagu pigem niimoodi või? Pigem niimoodi, jah. Vaata, inimesed on väga erinevad. Alexile, meie kaameramehele väga meeldib see film. Käisime koos kinos, kus tal Tartus, kunagi ammu. Aga... Ja tema viimane film oli minu, et seda on ka täiesti lihtsalt nauditav vaadata. Sa oled kuulanud teda intervjuud sellest Joe Rogani juures, kus juures? Ei ole. Väga põnev, eriti põnev on see, kuidas ta räägis sellest Bruce Lee's ja miks ta nagu just selline seal. Ja, ma olen kuulnud seda, see on äge. Ja see on väga, see on lihtsalt, seal on nagu nii palju asju, et see on see asi, mis mulle filmide juures meeldib ja mis meil võib-olla meie enda filmidega ka, et mingid tegelased ja seosed ja ma näen, et nagu meie nagu erinevate filmide vahel on ka veel mingisugused nagu seosed tekkimas, see on lihtsalt selline, et see ei ole nagu kuidagi teadlikult või mingisuguse sooviga tehtud, aga see lihtsalt juhtub ja see on nagu nii-öelda vaataja silmades. Aga vaata, üks tõsine küsimus veel kusjuures, et kui ei ole üldse tõsised küsimused. Need ei olnud, aga üks tõsine, mis oli alguses seal. Vaata, sina ju, Tõnu, elad, sul naine on venelanna. Ja sa meie kirjavahetuses, ma sain aru, et sa tunned päris suurt huvi üldse nagu vene kultuuri vastu või ma mõtlen, et vene filmide vastu, et sa teadsid, mis filmid on Brat 1 ja Brat 2 ja soundtracki ja kuidagi, et kus võib-olla see, nagu sa ütlesid, alateaduslikult otsid, võib-olla otsisid omal ajal ka alateaduslikult nagu vene naist, et kus see nagu huvi tuli, sest meil... Ei tea, ma lihtsalt olen, kui ma olin ülikoolis, siis ma õppisin sotsioloogiat ja politoloogiat ja siis see on selline nii-öelda, sel hetkel nagu oli see integratsioon oli nagu väga kuum teema või, et kui nii-öelda, see lihtsalt on nagu huvi olnud, et nii-öelda, kuidas see nii-öelda vene kogukond Eestis on ja kuidas see lõimumine, integreerumine toimub ja siin ei ole nagu võib-olla alateadlikult, et pärast, see on nagu see, et punktid tulevad hiljem kokku, aga ma ütleks, et see nii-öelda on kuidagi olnud nagu eesmärk või taotluslik, et on tegelikult nagu ikkagi selline nii-öelda salavenelane, kellest ei saa aru, et ta on venelane. Aga tegelikult on nagu vene perest. Nagu vene inimeste vastu suhtud nagu okeiselt, hästi on ju põhimõtteliselt. No see on väga hea, sest vaata seal... Ma pean ikkagi ütlema, et sinu nagu podcast, vene nii-öelda Levila podcastid olid ikkagi nagu minu jaoks selline väga selline värske õhk, et väga huvitavalt, väga ägedalt tehtud kokkuvõte, et mulle, kes ma tegelikult olen nagu, ma ei ole sellega nagu nüüd justkui, ülikooli ajal ma olin see oli nagu väga huvitav mulle, aga et siis vahepeal on see kuidagi, me ei ole nagu, jälgid ikka, mis toimub, aga ei ole nagu sellist nagu infot ja lihtsalt on huvitav vaadata, kuidas need inforuumid on nii erinevad, et täiesti saada aru, et ma mäletan, et kui sul on mingisugune aastavahetuse programm ja siis on nagu klõpsutad umbes Eesti ja Vene telekanalite vahel, siis see on lihtsalt nagu see kontrast on lihtsalt jõhker.
aga samas on äge, et selline erinevus rikast. Ja tegelikult et selles mõttes, et üks hea sõber ütles ka, et et Venemaa on meil siin kõrval, et elada on veel plaanis pikalt, et tegelikult peab nagu positiivne olema, võtta nagu häid asju. Mina ise ütlen ka kõikidele, et Vene poliitika või Vene see poliitiline juhtkond ei kajasta Venemaad, Venemaa rahvast. See on kaks erinevat vahet. Nagu on inimesed, kes ruulivad seda praegu ja on inimesed, kes seal elavad. Ja on täiesti nagu kaks erinevat, ma ei tea, nagu kaks erinevat nagu organismi, ütleme niimoodi, ja tegelikult üldse venelased on päris ägedad, eriti seal Venemaad, kui te Narvasse lähete, siis on veel nagu head inimesed, väga head, kes teavad oma kultuuri, väga viisakad, nii edasi. Ma käisin kunagi trummariga, bändiga käisime Narvas ja meil oli ainuke bändiliige oli trummar, kes oli eestlane. Ja siis ta nii kartis minna. Ta oli kindel, et ta satub haiglasse, et sa saab peksa, et ta juba vaatas, mis haiglasse ta läheb ja nii edasi. Ja ta oli nagu väga tõsine selle üle. Ja siis, kui ta sattus sinna, siis ta avastas, et venelased Narvas on palju lahkemat, avaram, nagu avatud rohkem kui kas või venelased siin Tallinnas. Ja see oli tema jaoks niisugune kultuurne šokk, et tõesti. Ja mida sa rohkem tegelikult sinna lähed, väljapoole kas või Moskvast, Peterburi on okei, ja tegelikult see Venemaa on niisugune suur, niisugune mõnus, niisugune kaisukaru tegelikult, jah. Mulle endale tundub, et näiteks ikkagi sinu kohta ma ütleks ikkagi Eesti venelane, et minu jaoks on täiesti eraldi kategooria, et on ju, mida rohkem aeg edasi, siis see ei ole nagu... Ja, mina nimetan ennast nagu, ma olen nagu importeeritud venelane, tead nagu, ma olen nagu importtoode, import venelane, see niisugune, sest mul on ikkagi väga suur taust selle nagu lääne kultuuriga, connection, nii Eesti kultuuriga, kui üldse nagu USA-ga ja need asjad, et ma ei ole nagu päriselt nagu kasvatatud niimoodi nagu see Venemaal inimene. Täpselt. Aga samas ma võin sulle ütelda, et alles siis, kui ma sain aru, kes ma olen kultuuri poolest, ma nagu leidsin enda sees rahu. Ma olin kasvanud ütleme nüüd käinud lasteaias, Eesti lasteaias, kõik esimesed sõbrad olid eestlased ja siis eriti 90. aastal alguses oli selline probleem, et nagu see oli niisugune et kui sa oled nagu venelane, sa küll võid anda kõikidele eestlastele peksa, aga siin nagu eriti nagu ei võta vastu. See ei ole nagu päris meie tüüp. Ja mul olidki kõik nagu need Eesti sõbrad, kes nagu ma tundsin, et on mingisugune niisugune nagu vahe olemas. Tead, et nagu, ma väga tahaksin olla nagu päris eestlane. Ma olen eestlane, siis ütles, kuule, sa ei ole ikka eestlane, sa oled ikka mingi venelane. Ja siis mõtlesin, ma olen ikka poole eestlane, äkki niimoodi saame hakkama niimoodi. Omadele võõras ja võõrastel oma. Oli niisugune ebamugav tunne ja siis ema saatis mind esimesse nagu suvelaagrisse 17 päeva, oli niisugune pikk laagr ka 17 päeva, 10-aastane olin, jumala nagu iseseisev asi. Ja siis võt selles laagris ma siis tutvusingi päriselt nagu vene kultuuriga. Et iga õhtu oli vaja midagi esineda, ma iga õhtu osalesin seal, pidin midagi laulma, luuletusi, midagi näitlema ja seal hakkaski mu esinemistalent tegelikult pihta. Ja siis võt sealt tekkis revolutsioon. Siis ma saingi aru, et kes ma nagu tegelikult olen, et ma ei pea isegi nagu ütlema, et palun öelge, et ma olen eestlane, tegelikult ma ei ole ju eestlane, ma sain nagu sellest nagu väga hästi aru ja selles hetkes tegelikult kuni täna, nagu intervjuu alguses mõtlesingi, mu eesmärk on näidata, et ka vene inimene võib olla see tüüp, kes on õppinud eesti keelt selgeks, kes ei palu, räägi minuga vene keeles, говорисome по-русски ja nii понimаю, et kes austab traditsioone, aga samas ta hoiab nagu oma kultuuri enda sees ja ta nagu ei pane oma kultuuris sinu kultuuril nagu vastu. Kui ma kuulan sind, siis see tundub nagu ikkagi selline, et see on nagu, vaata, kuidas öelda, et ma kujutan ette, et nagu sinu lapsed ei tunneta seda nagu selliselt, nende lapsepõlve nagu sellisena, nagu sina tunnetasid, et on ju, et nemad ja nende Eesti sõbrad on juba täiesti nagu seal on midagi sinu lapsepoolest mingit sellist taaka, aga nagu sellist vastandumist nagu võib-olla 90-ndatel või see nagu... Ma ütlen sulle, et see naljakas on, et mingil määral see veel on.
mingil määral, mul on vanemad ju lapsed ka, vanemad lapsed ka, aga see ei ole enam nii palju. Ja see ongi hea, kui nii vanemad, kõik me saame sellest aru ja kõige õudsem on see, kui mingisugune poliitik tõstab jälle seda teema üles ja hakkab nagu sellest nagu rääkima. Lõpuks jälle konkurents, äri, kapitalism teevad oma asja ära. Kui sa tahad olla edukas, tubli, siis õpi keeld, nii eesti kui vene. Kui sa tahad olla mingisugune tüüp, kes kirjutab Delfis kommentaare ja siis ütleb, et kõik on halb ja siis ära õpi. No teadlased ikkagi ütlevad, et selline lõimumine või integratsioon, et see on selline 3 põlvkonna pikkune protsess, et nagu minu arvates see on kuidas on, et jah, et sattusid 2 erinevat rahvust ühele territooriumile, aga lõppkokkuvõttes oleme lihtsalt tolmukübemed universumis, et see on niisugune nagu väga, kuidas öelda, kitsas nagu vaatenurk. Täpselt, aga sa usud jumalasse? Ei usu. Nagu sa oled ateist? No ütleks, et ma ateist ka olen. Agnostik? Agnostik võib-olla, jah. Okay, ma ei mõtle sellele, aga mulle meeldib tajuda seda, et mul on tegelikult et see on kõik selline sõrmenipsatus universumis, mis iganes me teeme. Viimane küsimus. Mis aastal sa võid ennustada Eestimaa või siis California murrab läbi rahvusvahelisele areenile mingisuguse filmiga, mis saab mingisuguse tähelepanu nagu auhindu ka? Mis on, vaata, see on täiesti erinev, et ma kujutan ette, et sinu jaoks on see Oscar. No Oscar on ideaal, kas või mingisugune kohalik festival, ma ei tea, kuskil Prantsusmaal või siis kuskil Itaalias, oleks ka nagu okei. Aga näiteks sellel aastal Cannes'i märgitud nagu korralikult, see nagu peakski olema see. Aga just California film. Ma ei ütleks, et see on meil eesmärk. See ei ole see, mille pärast. Mis aasta tuleb see film, mis maksab nende 9 eest? Ahah, niimoodi. Aga vaata, see on võib-olla selline, kuidas öelda, et edu on suhteline, aga et tean seda, et meie teeme, et see kuidas öelda, see 10 filmi 5 aastaga, see asi on nagu juba selline vana eesmärk või, et me pigem igapäevaselt ei mõtle selle peale, ei ole selle eesmärk, aga et võib-olla, et millal juhtub see, millal Eesti film siis ütleme siis Eesti režissööri filmil on suurem auditoorium mujalt maailmast kui Eestist, võib juhtuda väga varsti. Ma arvan, et võime siis võtta siis niimoodi, et meil on siis, vaata, kui sa mõtled nagu tagasi 20. sajandi peale, siis seal on ikkagi, kui ma ütlen sulle 20., 30., 40., 50., siis tekib mingisugune tunne või kujutlus või milline maailm siis oli, et me oleme praegu siis 21. sajandi 20. alguses. Ütleks, et äge oleks, kui Eesti filmitööstuses oleks need kuldsed 20. kui me vaatame 2050 tagasi, et ma arvan, et see juhtub varsti. Ja daamid ja härrad, see oli siis Tõnu Hielait, California ja 20. aastate lõpus, kas siis tema 20. tema või siis meie koos teeme mingisuguse võimsa filmi, millest räägivad kõik, vähemalt Eestis. Jah. Okei, võimas. Aitäh sulle. Super, mega.